Tere taas kõigile jalgpallisõpradele, pikk ette ise järele episood järjekorra numbriga 315 on teie ees, laua taga Kris Ilves, tere hommikust. Tere. Markus Jürgenson, tere hommikut. Tere hommikust. Ja mina, Raul Oessar. Oleme jõudnud uue nädala algusesse, eelmine nädal klubi jalgpalli meestes vähemalt meile kaasa ei toonud, küll aga tõi koondise akna esimese kohtumise Iisraeliga, mis siis... Mitte ainult. Eesti meeste koondisest rääkides küll. Eesti meeste koondisest küll. Aga sporti oli kõri mulguni. Ma ei tea, kas teile jälgisid neid rahvusteliga mänge või? Sest mina jälgisin ja see oli täiesti pöörane õhtu. See oli neli, eks ju, lihtsalt igaks juhuks taustaks, et võib-olla kelle seda jälginud rahvusteliga, siis nii-öelda finaalturniir toimus niimoodi, et praegu mängiti siis kodus võõrsil, eks ju, nagu me Saksamaa Itaaliat jälgisime, eks ju. Veerandfinaalid ja juunis on siis poolfinaalide finaal. Ja need kahe mängu kokkuvõttes, need 4 paari, 3 läksid lisaajale ja löödi väravaid kokku no ikka mingi, ma ei tea, 30 pluss vist või, 4 paari peal. Ja ma seise jälgisin ja kuidas need asjad läksid, aga minu need õhtused mängud, need hakkasid 3:10. No hakkasid väga hilja, jah. Ütleme, et kuna oli nagu keskmisest väsitavam nädalavahetus selja taga, siis ma vaatasin nii palju, et ma vaatasin Wales mängis üks päev. Mängis seda... Rahvusliga üles-alla tõusmist äkki. Ja siis vaatasin eile Šotimaa mängu. Need olid mingid kella 7 mängud. Vaatasin algust ainult, kus nad laulsid hümni ja soovitan kõikidel järgi vaadata, kuidas Walesi, saab järgi vaadata. Kas või ainult see algus, kus Walesi koondis mängis, kus Walesi kodustaadionil mängiti hümni ja siis šotlastel. Ma vaatasin need ära ja sain oma selle doosi kätte, siis panin telere kinni, läksin magama ära. Ülikift. Aga ei, need mängud olid põnevad, jah. Võitsin ikka silma peal, aga nõks hilja juba minu jaoks. ma sain küll nädal lõpus spordist korraliku üledoosi lisaks jalgpallile, mida oli, nagu ütlesid juba niigi palju, aga ma jõudsin vaadata põgusalt. Päris paljud asjad ka järelvaatamisest, aga kergejõustiku, siis maailmameistrivõistlused, Keenia autoralli MM-etapp, laskesuusatamine Oslos, kus need vennad pööd lõpetasid, siis veel, midagi oli veel, vormel 1, Hiina GP, ehk et kõriaeguni. Lahtis oli ju suusaalade, teiste suusaalade viimane etapp ka veel, eks ju. Seda ei jõudnud, seda jälgisid ainult sina. Kusjuures ETV-s mul tundus, et see mingi pööde lõpetamine oli eile vist nagu suurem asi kui Eesti sportlase hõbemedal MM-il. Nii palju, kui ma klippe nägin seda, et Ivar Lepik, meie vana sõber oli, eks ju, seal jalkastuudio juht, istus korra kinnise nööbiga pintsakuga maha, sai jõuld kriitikat, samal ajal Alvar Tiisler oli seal käsi püksis, T-särgi väel juhtis laskesuusastuudiot, et päris huvitav siuke paralleel oli seal. Aga kuidagi see laskesuusatamise ETV-s on nagu läinud mingi tõesti oma maailmas elavad need inimesed mulle tundub. No ja see on ju suur ala tegelikult. Me siin ilmselt ei adu päris täpselt. Ei, vastupidi, ma arvan, me adume. Eesti adub väga hästi lihtsalt, kui suur ala see on. See oli vist 20,000+ inimest. Norras oli suusa MM-il oli ka ju. Võib-olla see laskesuusk sai lihtsalt sellepärast rohkem tähelepanu, et ERR-il reporter oli ju koha peal seal Hiinas, kus need kergejõustiku maailmavõistlused. No ta oli teises ajavööndis ka, eks ju. Ja öösel toimusid. Öösel või varahommikul on ju. Ja jalgpall ju tegelikult, see koondismäng sai ka okeilt tähelepanu, seal oli ka ju ERR-i reporter Debora oli ju ka koha peal, et sealt tulid kohe pärast mängu kiire intervjuu peatreeneriga, et selles mõttes kui koha peal inimesed on, siis lahendatakse olukorrad üldjuhul hästi ära. Aga kõige selle kõrval ikka see võib-olla kõige lõbusam ikkagi kogemus oli see Keenia ralli. Et kui ma ei tea, kas sa jälgisid? Väga põgusalt. See oli ikka raiu, ma ikka vaatasin. See oli ka tegelikult üsna need varahommikused, need katsed. See oli niimoodi, et see esimene 2 ringi sõidetakse, eks ju, samad katsed hommikul ja samad katsed. See algas mingi 5-6 aeg juba. Minu arust see hommikune ring lõppes mingi kell 10. 5:40 oli pühapäeva hommikul esimene. Neid oli keeruline vaadata. Aga see oli raiu, see
see oli kõva, niisugust asja pole varem näinud. Kui sa vormelit ka vaatad, siis ongi, ärkad seal 5 üles, vaatad vormeli ja samal ajal jälgid neid katseid, eks ju. Vanasti, kui mina olin väike, siis ma mäletan, oli see, et vormel ja ralli on kunagi sama nädalavahetus, oligi nagu siuke, et üks nädal on vormel, siis on ralli, siis on vormel, siis on ralli. No, vormel oli nüüd 30 etappi aastas umbes. 24 äkki, kui peast ütlen. Aga nüüd, kui ma tagantjärele mõtlen, et vormel oli nüüd 2 nädalat järjest. Aga tagantjärele ma kahetsen, et ma seda vormeli sõitu vaatasin, sest see oli nii igav. Ja lisaks vaatamisele sai ka ise sporti tehtud. No kes sai? Sai, ikka ilm on nii ilus, siis lähete ise sporti, reede õhtul sai sporti tehtud ja siis nädalavahetusel sinna juurde. Spordist rääkides peame hakkama rääkima ka natukene Eesti koondisest, sellepärast, et Iisraeli vastu siis MM-valiksarja esimene mäng sai ära peetud, 1-2 kaotus. Maksim Baskotši viis meid siis seal mängu alguses juhtima, 10 minutit saime eduseisu nautida, siis lõid Iisraeli mängijad seisuks 1-1 ja siis oli ju teisel poolel, kui oli tasa, lõi seal 2-1 ja saime lõpuks kaotuse. No võib-olla teeme sellise esimese muljete rubriigi siit lahti, Markus. Mis mõtete või tunnetega selle mängule tagasi vaatad või mis mõtete või tunnetega seda mängu vaatasid? No kahju on tegelikult. Me võime siin, seda saab vaadata nagu iga külje pealt jälle, et vaatad neid numbreid jälle, need pealelöögid väravale ja kas või, ma ei tea, mitu puudet vastased tegid meie kastis või neid asju, siis on seal nagu väga suur siuke vahe sees, on ju. Aga üldmulje oli selline, et kahju, et ei pigistanud sellest mängust ikkagi viiki välja. Et see, et ei pidanud Iisraeliga mängima, ütleme siis nende kodupinnal, kus oleks need viigi või võiduvõimalused ilmselgelt veelgi väiksemad, kui praegusel Debrecennis kohtudes olid. Siis hoolimata kõikidest nendest statistilistest numbritest ja võib-olla mingil hetkel sellest mängupildist või sellest survest, mis nad meile peale panid, siis mul jäi küll sisse, et siin oleks võinud tegelikult selle viigi ära näpsata. No, kui sa vaatad lihtsalt tabloo peale 1-2 on ju, üks värav jäi vahet lõpuni välja just kui selline pinge oli õhus, aga samas tõi selle statistika välja. 75%, 25% palli valdamine, peallöögid 29-7, neist värava peale 11-3. Et tegelikult need 29 või kuskil oli vist 27, oleneb, kuidas keegi neid täpselt loeb. See suurusjärk ikka sinna 30 alla, see on ju täpselt sama, mis olid siin kus kodumäng Slovakkiaga, Rootsiga, eks ju, et täpselt see samas augus, nagu, et mitte midagi nagu just muutunud. Samas augus, aga siis meil olid ümmargused nullid seal. No meil oli natuke vähem, praegu on 7 peallööki ja 3 värava peale, ja mis see XG oli mingi 0,3 midagi, et tegelikult ega me väga ohtlikud ju ei olnud. See üks värav, mis me lõime, oli tore. Kombinatsioon, mis oli sisse mängitud, päris niimoodi ilmselt ei olnud mõeldud või ei olnudki mõeldud, nagu ta lõpuks välja kukkus, eks ju, aga ikkagi standardist lõime värava. See oli treenis harjutatud ju ikkagi asi, kus need mehed on, kus on, selles mõttes oli planeeritud, aga see, et see pall täpselt sinna Baskotsile ette põrkas, Tamm kuidagi murrab seal maha, Baskotsi lööb ühe korra pallist mööda umbes. Et seal oli palju juhuslikkust, aga selles mõttes see pick out kui selline oli ikkagi treeningutel läbi käidud. Loeme ära nii-öelda standardi värava, eks ju, aga... Ja väga hea, ütleme, väga hea olukorrale reageerimine ja instinktiivselt tegutsemine Baskotsi poolt tegelikult, et jah, see oli väikse üllatusena tuli võib-olla mul endale ka teleka ees seal, et Baskotsi oli endale ka, mulle tundus. Ta nagu ei osanud väga tähistada, et okei, et ära tuli esimene ka tal koondis. Kus nagu pingi peal ka, mulle tundus, et see nagu tähistamine oli siuke business as usual, et lõime siin 5-0 võidumängus 4. praegu, et korraks. See oligi nii vara, eks ju, seal ei olnud nagu midagi, ei olnud põhjust nagu üle platsi joosta, eks ju, särk ära võtta. See kuni selle väravani, mulle tegelikult Eesti mäng üsna meeldis, ma nägin seda, mida ma tahtsin näha, seal üritati palliga ikkagi välja tulla, mängida söödumänguga, leida mingit loogilisi lahendusi, väga palju kasutati ka tegelikult ju pikki palle siin ettepoole ja kuidagi nagu mingisugune idee või mingisugune selline mõte oli mängus sees.
mul endal lihtsalt korra tundus, et kas oli äkki see, et me lõime nagu ühe värava ära ja siis tundus, et me ei pea enam nagu kui me rääkisime ka siin, et see on nagu free hit natukene see kogu valiksari, et meil ei ole, keegi nõua meilt tulemust, me saamegi arendada võistkonda, teha samme nii-öelda mängupildi mõttes edasi. Et alguses me nagu üritasime seda teha, aga kui me juhtima läksime, siis ma ei tea, kas olid vastased pandi juurde või siis me ise kuidagi hakkasime nagu instinktiivselt seda eduseisu kaitsma rohkem, et okei, me nüüd juhime, et me proovime nüüd City ikkagi midagi kätte saada, mingi režiim nagu vahetus justkui, aga ma ei tea, kuidas teil tundus? Esimesed 10 minutit tegelikult olid ju üsna okei. No, selles mõttes tegelikult suures plaanis see esimene pool, aga okei, see lõpp läks ikkagi kannatamiseks, et seal viimased äkki esimeses pooles 10 minutit, et siis oli juba küll selline tunne, et saaks nüüd vahele selle viigiseisu pealt minema, siis on okei. Aga see esimene pool, aga mul mängupildi poolest, ma ei tea, nii palju kritiseeritakse seda Eesti mängu, et ei juleta ise palliga mängida ja nii edasi, aga ma tuletan meelde, et vastane on ka nagu väljakul, et see on raske ja Iisrael on eeldatavalt ka tugevam võistkond. Kõik need jutud, et mängiti siin Rahvuste Liiga A-divisionis eelmisel hooajal ja mängiti tugevatega Belgia ja Prantsusmaaga ühte neist võideti ka, et sellise vastase vastu ongi raske mängida ja eriti võõrsil. Okei, nende jaoks neutraalsel väljakul, aga ikkagi Eesti mängib võõrsil ja see ei ole niisama, et nüüd me hakkame lihtsalt söötudega tulema. Iisrael surus ka meid üsna alla, eriti just teisel poolel ja see teise poole mängupilt see ikkagi tegi murelikuks. Seepärast, et nii Jürgen Enne kui ka mõned mängijad andsid päris palju intervjuusid siin nädal aega tagasi Eesti ajakirjanikele ja mõned mängijad lisaks siis Ennile ikkagi rõhutasid seda, et tahetakse teha ju see samm edasi Slovakkia võõrsil mängust. Aga seda sammu edasi mulle tundus seda ei tulnud, pigem võib-olla ikkagi läksime tagasi, arvestades just seda teist poole, aga kuidas me ikkagi nii madalale vajusime ja väga lihtsalt said ju Iisraeli mängijad lausa meie karistusalas söötu lükata mängida, et see tegi murelikuks. 59 puudet vastase kastis Iisrael siis meie mängus, aga kui sa tõid ka selle Slovakkia mängu välja, ma tahtsin ka selleni jõuda, et sellest räägiti päris mitmetele mängijatele, ilmselt oli see laagri üks põhisõnumid ka, mis seal alguseks ju räägiti, et me tahame siit teha veel sammu edasi. Slovakkia vastu mälu järgi umbes 30 minutit mängu alguses me tegelikult ju mängisime nii, nagu me tahtsime mängida, siis võib-olla tuli seal mingisugune väsimus, me tegime seal kõrget survet ja vajusime natuke ära. Iisraeli vastu selge tagasiminek, kui me suutsime seda 10 minutit teha. Et see viigivärav, mis löödi, minu jaoks ta ei olnud selline loogiline, et nüüd oli see surve nii suur, et see pidi nüüd tulema, nagu ma ei tea, Kristjan Kalku minust ütles, et aja küsimus oligi ja pidigi tulema ja oli tulemas ja värav oli selgelt õhus. Minu jaoks ei olnud, et me otsime neid suhteliselt hästi kontrolli all, nad olid küll seal liigutasid söötu meie karistusala juures, aga tegelikult midagi ohtlikku ei sündinud. Turm tuld ei olnud, jah? Midagi sellist nagu seda, mis teise poole alguses oli. No vaata, aga seal ongi see, et see, ütleme, ikkagi eeldatavalt nõrgem meeskond, ehk siis antud hetkel Eesti, meie, asub 1-0 juhtima, siis seal ongi selle esimese poole lõikes ongi, mille jaoks on ülioluline hoida see iga hinna eest seda 1-0 edu, et saad poole ja pausile eduseisus. Aga seal ongi kaks varianti, et kas see siis tugevam meeskond, ehk siis Iisrael antud juhul, kas ta ehmatab nii ära sellest või siis Eesti koondis siis võtab, antud hetkel Eesti koondis, kuna me räägime sellest mängust, võtab niivõrd konservatiivse joone, et see surve kasvabki selliseks, et see ongi aja küsimus, millel lüüakse. Ja oli ka selles suhtes, ma olen nõus sinuga, et Raul, et ei olnud sellist, et aja küsimus, millal siit nüüd kohe viigivärav tuleb, et seal ei pommitatud niimoodi, et meil latid raksusid ja Ein pidi seal paraattõrrid tegema, ei olnud sükest asja. See oli korra esimesel minutil korra löödi kaugelt peale, Einders nurgalöögiks, nurgalöögi järel seal Soomets päästis joone peast. See oli üsna see oli esimese minuti. Soomets oli vist napilt teise minuti alguses, aga see kommentaatorid ka tegid sellist väga suurt numbrit ei teinud kuidagi.
no see oli joone pealt tõi ära Soomets, on ju. Aga oligi törts õnne ja, või noh, siis meie poolt vaadates Kamaluga ebaõnne, et see sealt niimoodi postist põrkab heina sellest sisse. See tüüpiline, kus mina olen oma väravate vastu võidelnud, et no jumal küll, pane see värav selle ründaja arvele ja on asi korras, kes seda oma väravat sealt tahab, et põrkas siis, lõigi posti põrkest või nagu lõigi heina põrkest sisse selle palli lihtsalt. Nope. Läheb OG-eks, aga jah, et no natuke rohkem nagu sisse vaadata sellesse mängu või mingitesse asjadesse, siis okei, nad tegid meile seal ütleme äärte peal ikkagi päris haiget. Uut ja vana. Eriti, okei, see oli huvitav, et alguses nad ju, Iisrael tuli sealt meie paremalt äärelt, vahetati kohtasid, tehti rotatsioone, päris palju tuldi sealt, aga lõpuks nagu ei kärisenud meie paremalt. Et mul pärast mängu ma siis natukene ikkagi võtsin aega, et kuna oli ikkagi järgmine päev oli vabapäev, siis sai ikkagi ka natuke pausi panna seal mingites olukordades ja vaadata, et mis ja kuidas seal need väravad tulid, aga ja siis tekkisid mõningad küsimused, et oleks mina seal olnud kas Schönning Larseni või Rasmus Peetsoni asemel. Oleks selle mängu võit. Seda ma ei taha öelda. No ma oleks ikka oma äärepoolikute peale ikka väga kuri olnud. Et äärekaitse ja saab väljakul parem välja paista läbi selle, et see sinu ees olev äärepoolik aitab sind tugevama meeskonna vastu kaitses nagu palju rohkem, kui võib-olla marjunud oleme. Aga need äärekaitsed sealt, mis toetust nad kaitses said oma äärepoolikutelt, see mäng, ma oleks hullunud või okei, lõpuks oli niikuinii niimoodi, aga kas seal ei võinud olla mingisugust taktikalist kaalutlust, et me üritamegi need äärepoolikud natukene kõrgemale jätta, et kui me selle palli kätte saame, et meil oleks seda kuhugi mängida. Aga Iisrael ei jätnud meile seda võimalust, kui sul tekitatakse 3-1 vastu äärekaitsega, siis peab appi tulema. No siis peab appi tulema, sa ei saa seal õljuma jääda ja meie need äärepoolikud, kui sa võtad, ma võtan meie äärepoolikud, võtasin Javski ja Jakovlev, mõlemal on karjääris palju väravaid koondisest 1 ja 1, ma toonitan 1 ja 1 väravat, et nad ei ole sellised vennad, kes okei, pole hullu, et ma klatin siin kaitses ära, et sa puhka ees, et sa lähed ja lööd iga 3. mäng lööd Eesti koondisest värava, ei ole siuke vend. Ja kui sa selline vend ei ole, siis ongi vaja Eesti koondises äärepoolikus päris kõvasti kaitsetööd teha ja aidata seda äärekaitset, et seal ei käiks nagu pea ringi, nagu seal vahepeal käis. Sellepärast, ja siis ma vaatan neid mõlemaid väravaid, ma ei tea, kas me arutame need väravad rohkem või natukene rohkem süvitsi lahti, aga arutame. Aga siis ma küsin, siis ma vaatan neid väravaid ja siis ma küsin, ja siis ma seda enam ma imestan, et Sinjavski siin näiteks, antud hetkel Sinjavski, et tema tahab äärekaitses mängida, et sellise kaitsemänguga äärekaitses ei ole suurt midagi teha. Sinjavski puhul märgime ära, et mitte ta lihtsalt ei taha äärekaitses mängida, vaid ta ongi veeltavalt uue klubiga lepingu sõlminud, mida ta saab teha, kuna tal on vähem kui 6 kuud lepingu lõpuni ja see uus klubi näeb teda äärekaitses, et väga huvitav siis varsti loodetavasti saame teada. Jah, võib-olla on seal kuskil mingisugune asi peidus, aga ütleme antud mängus... Ma loodan, et see ei ole mingisugune FC Kuressaare, mis see järgmine klubi on. Jah, ütleme, et äärekaitses mängida, siis sa pead ikkagi... Fookus peab olema sellele, et vastane ei saa väravat. Me võime rääkida tänapäeva modernsest äärekaitsest kui millest iganes, aga ei saa nagu mööda vaadata faktist, et äärekaitsja ikkagi esmane ülesanne on olla osa sellest kaitseliinist ja kaitsta oma väravat. Et eriti kui sa oledki eeldatavalt nõrgem meeskond ju. No just eriti siis, jah. Liverpoolis seal see äärekaitse roll on hoopis teine kui Eesti koondises, et neid võrrelda niimoodi ei saa. Koosseisu valikutest ka võib-olla natukene keskväljal oli siis kolmik Soomets, Poom, Käit oli siis kõrgemal, Käit selle nii-öelda number 10 koha peal mulle isegi üsna meeldis. Tema nagu nina seal rünnakul asju teha on üldiselt päris hea Eesti keskpoolikute kontekstis.
Poom ja Soometest natuke jäid kuidagi minu jaoks, ma ei tea, kas ansamblist välja, aga natuke pettumus nende mäng kokkuvõttes oli. Et arvestades, et meil oli Ainsalu ja Palumets näiteks pingi peal, me tea, me saame ilmselt homme teada, siis eks ju palju seal on nagu seda teise mängu peale ka mõtlemist, võib-olla mingid mängid seal natukene säästeti või tehti mingeid valikuid, et seal mõlemas mängus oleks nagu mingi optimaalne värskus. Sapinini puhul anti mõista ikkagi, et vaadatakse rohkem selle Moldova mängu peale. No aga sealt tulenevalt ikkagi tervisest, et oleks ta kõik 100% korras, siis ei mõtle nagu, ei mõelda ka koondisest tegelikult niimoodi, sa ikkagi võtad selle ühe mängu korraga, okei, sul kuskil sügaval ajusoppis on mingisugused ideed, aga sa pead kasutama neid asju, et saada see tulemus tänasel päeval selles mängus, selle vastase vastu. Et seal konkreetselt selle mängu hetkel Jürgen Enn ja tema abilised ei mõtle nagu niimoodi. Aga ja kaitseliinis siis Joonas Tamm ikkagi jäi pingi peale. Ilmselt siis nähti selle nädala jooksul, et ei ole võib-olla see konditsioon nii hea, kui võis loota. Ja oligi siis Baskotši 6 keskkaitses, Peetson ääre peal, et kui Tamm ei olnud mängu valmis, siis me vist eelmine saada rääkisime ka, et see nagu tegelikult on selline variant, või selline kolmik või nelik on seal variant. Jah, et seal oli, et kas nüüd Rasmus Peetson panna keskkaitsesse ja Baskotši paremale, et eks seal meil oleks nagu kahte Baskotšit olnud vaja selles mängus kuidagi, et nagu keskel tundus Baskotši tegelikult oli, eks ju, omas kohas või omal kohal, mängis nagu üsna hästi ja samas äärpe oleks ka nagu tema omadi seal vaja olnud kohati, et selline tunne jäi, aga sul ei saa kahte mängijat olla niimoodi. Ei, ma ei ütleks, et siin on nüüd tegelikult on päris palju teemaks on nüüd mõlemad äärekaitsed, kes seal nüüd olid ja mingi hetk just oli Hussar sisse ja siis liiguti 3 keskkaitse peale seal. Aga mõna nagu, ütleme, äärekaitsjate koha pealt oma ametivendasid ikka natuke kiidad rohkem, aga tegelikult nad jäid nagu, nad ei teinud nagu halba mängu selles mõttes, et võtta kas või see teine väravgi, kus praegu on arutatud selle üle, kas see Schöning Larsen, et kas ta jäi nüüd natuke liiga kaugele seal enda mängijast või midagi muud, aga tegelikult Schöning Larsen tegi selles olukorras kõik absoluutselt õigesti. Me räägime siis teise värava puhul, kus on kuskilt on läbi käinud, et jäi oma mängijast kaugemale, natuke liiga kaugele. Minule tundus, et ta nagu tuli liiga sinna, seal üks keskkaitse oli selle mängija juures, seal oli üks mängija, üks vastas ei, ta võttis konkreetselt ikkagi mängija, sellepärast Rasmus Peetson astus liinist välja. Okei, seal ma eeldan, mitte ma ei eelda, vaid ma olen suhteliselt veendunud, et seal oli kokku lepitud, tähendab, Jürgen Ennil ja tema meeskonnal oli teada, et Iisrael teeb sellist kõige lihtlabasemat rotatsiooni ülesehituses, ehk siis keskpoolik tuleb, Iisraeli koha pealt räägin siis, tuleb siia äärekaitsja juurde, äärekaitsja tõuseb kõrgele, äärepoolik liigub keskele. Sükke täiesti basic rotatsioon, jah. Ma üritasin seda nüüd hästi lihtsalt seletada, kõik saavad aru. Taktikalaudes ja ei ole, sellest ei seda ei ole vaja. Ja siuksed asjad tavaliselt on, need mustrid ju joonistuvad vastasanalüüsist välja ja vastavalt siis sellele tehakse mingisugune vastukäik, et kuidas seda lahendada. Ehk siis mulle tundus, et Eesti koondis oli selle lahendanud niimoodi, et see Soomets pidi sealt astuma välja siis sinna äärekaitse kohale, kus keskpoolik Iisraelil langes sinna äärekaitse kohale. Soomets natuke hiljaks, seal keskpoolikul oli nõks liiga palju aega, et vaadata. Ja siis tekib see olukord, et kuidas see ääre peal see olukord lahendatakse. Mulle isiklikult meeldis, kui ma mängisin, seda olukorda lahendada nii, et äärepoolik, ta ei pea seda sisse tulevat vastas äärepoolkaitset selja taha markeerima minema, vaid ta paneb selle sööduliini kinni ja mina saan oma fookuse juba suunata tõusnud äärekaitsjale, kes siis on, ma ei lähe talle külje alla, aga ta on mul ma juba olen valmis temaks. Kirbul. Aga seal, kas Sinjavski ei saanud, kas tal olid konspektid sassis või oli seal mingi kommunikatsiooniviga, seal tekkis niimoodi, et Sinjavski langes tõusva äärekaitsega hästi madalale ja sellel hetkel astus siis Rasmus Peetson sinna taskusse liikunud äärepooliku peale välja. Nii, ja sellest tulenevalt siis hakkab kaitseliin, meie kaitseliin hakkab liikuma. Rasmuse selja tagant peavad kindlustama
siis pidigi Larsen tegelikult üle liikuma ja jätma selle enda äärepooliku sinna. See teoorias ongi nii. Sa jätadki kõige vähem ohtlikuma mehe vabaks. Ehk siis see parem äär jäi vabaks number 7. See kapten Iisraelil. Eli Tasa. Yeah. Aga võt Iisraeli-suguses meeskonnas, kus hinnalipikud on jälle seal 25 miljonit mõnel, nad suudavad sealt Rasmuse pealt keerata sisse ja siis pannakse pealsega kiire sööt vabale äärepoolikule, kes individuaalse meisterlikkuse pealt ja kiiruse pealt siis panebki meie võrgu sahisema. Aga Larsen selles olukorras, ütleme vasakkaitses, käitus nii, nagu äärekaitses antud olukorras käituma peab. Aga seal lihtsalt oli nii palju väikseid, aga olulisi eksimusi tuli sisse, mille pealt lõpuks sellisel tasemel sind ära karistatakse. Aga mis seal siis nagu tegema oleks pidanud? Kas Sinjavski oleks pidanud selle tasaga kaasa liikuma? Kas oleks pidanud? Seal on mingi... Selles suhtes, et sa võid seda juttu rääkida, aga lõpuks oli meil 5. kaitseliin, kus meil kõige äärepoolsem mängija oli kuskil väljaku nii-öelda kesktelje peal ja üks vastase väga ohtlik mängija oli seal nagu mingi 30 meetri raadiuses täiesti üksi. Nii ka päris ei saa ju. Ei saa, aga seal oligi, et ma ei tea, kuidas seal oli kokku lepitud. Kuidas see asi algas siit paremalt äärelt, et kuidas seal on kokku lepitud. Et ma ütlesin, et seal on mitu varianti, aga seda oleks saanud tagantjärgi muidugi neid asju lihtsam analüüsida ja öelda, et lahendus on siin. Aga seal tuli arvestada, et pulss on kõrge, piimapet jalad täis. Et aga ma ütlen, et seal Sinjavski paneb selle keskmise sööduliini kinni, ta ei lase sinna taskusse sööta sellele äärepoolikule, kes on sinna sisse liikunud ja olekski asi lahendatud põhimõtteliselt. Aga Rasmus ka seal taastus välja ja sealt muidugi väga hästi see, kes iganes seal see vasakäär oli Iisraelil, ühe puutega võttis kohe väljaku keskele. Sealt võimalusel peab keskkaitse, kui ta välja astub, siis suunama ikkagi vastast sinna äärepoole, mis on vähem ohtlikum tsoon. Lühidalt siis palju selliseid väikseid eksimusi ja hilinemisi ja sealt tekkis põhimõtteliselt Iisraelil see ruum. Et eks väikestest eksimustest tuleb üks suur, et see kulmineerus väravaga. Aga kui sa võtad need mängijad rahulikult koosoleku režiimil, võtad ette, siis nad lahendavad selle asja samamoodi, nagu mina hetkel siin mikrofoni taga. Aga ütleme, väljakul sa pead neid otsuseid tegema sekundiga, sekund või 2. Ja siis see näitabki nagu mängija taset, et kui miinimumini sa suudad need sellised väikesed eksimused viia. Ja see olukord ju lõppes väravaga, aga Matvei Igonen, kes siis vahel tuli ja tegi väga hea mängu, isegi tema raputas selle endale tuhka pähe. Mulle tundus, et see oli natuke siuke Mart Poomi päevikulik tuhka pähe raputamine, et kus sul oleks pidanud ikka sealt, kuidas ma ei suuda sealt ikka nii rumalin, et ei suutnud seal jalga vahele panna, ei suutnud. Ta vist tahtis natuke kiiremini vastu siis lõppkokkuvõttes minna talle. Et kui sul tuleb nagu mängija ja lööb sul lihtsalt, või sisuliselt tuleb üks ühele sealt ja lööb ära. Tema ei ole nagu selles olukorras nüüd kõige rohkem süüdi, aga lihtsalt see on professionaalne käitumine. Eriti arvestades, et ta tegelikult ju tuli sisse, oli üks silmapaistvamaid vendi. Ja Igonin, vaata, ise ju ütles pärast, et tal nagu vedas, et Hein suutis selle esimese poole lõpuni punnitada, et oleks ta pidanud selle esimesel poolel sisse tulema nagu täiesti 0 ettevalmistuse pealt, see oleks nagu raskemalt kui see, et ta sai nüüd 15 minutit seal palli lüüa, püüda ja natuke valmistuda, et see selles suhtes, ta oli 80 sekundit mänginud ja juba oli vaja nagu teha väga super tõrje, et need on 2 väga erinevat vahetusest sisse tulemist. Kas sa tuled 39 järsku vigastuse, meeskonnakaaslane saab vigastada, sa pead pingi pealt tõusma, või siis sa saad rahulikult poole ajal tulla, seal on nagu mentaalselt ka tegelikult kuidagi väga suur vahe sees, et kui sa teed oma 15 minutit soojendust poole ajal, 10 minutit, seal natukene sätid valmis ka, särgid selga ja kaitsmed peale. Ja siis alustad nii-öelda, lähed platsile ja sa alustad, sul on kuidagi su peas käib siuke klõks, et täpselt samasugune tunne on sees, nagu sa alustad koos teistega ja nagu sa alustaks mängu. Et sa oled nagu kuidagi oma siukses loomulikus keskkonnas, loomulikus olukorras. Saad koos teistega mängu sisse. Just enda peas. Et see on võrreldes sellega, et poole lõpus nagu järsku sisse tulla, kus sa nagu jooksed alati omal kopsu kinni ja jalad kinni, on see nagu
loob palju parema eelduse selleks, et sa oled selles mängus teisel poolel paremini sees tegelikult. Sellega seoses tuli mul meelde see, kui saate alguses rääkisime nendest muudest Rahvuste Liiga mängudest või neid valikmängudest ja Rahvuste Liiga mängudest, siis eile oli Gruusia ja Armeenia ja seal tehti kolmikvahetus 40. minutil. Aga armeenlaste poolt mõeldan siis, jah? Aga no seal oli 0-4 seisu peale. Seal ju Gruusia rappis lahti päris korralikult. Aga Igonen nende suurepäraste reaktsioonitõrjete puhul, mul tuli meelde, et kui teda rohkem sai mängimas näha, siis need ongi need tugevad küljed, et ta on alati nendes hästi silma paistnud. Ja, aga jällegi jalamängus või palliga mängus me ikkagi kaotasime päris mitme taseme võrra tegelikult. Korraks mõtlema, et kas ta on ainus väravaht Eestis, kes on, vist ei ole, kes on mänginud Eurosarja põhiturniiril. Praegus koosseis kindlasti, eks ju, aga ma mõtlen lihtsalt, kas varem on olnud keegi. Pareiko Islaga ei saanud. Pareiko, nad tahtsid Euroopa liigas vist said ikka lõpuks, sest nad teed Messi liigas napilt välja, minu arust oli mingi siuke teema. Et tegelikult tuli meelde, et poiss on 28 juba, ei ole enam noor naga, et kogemust on all küll ja nagu hoolimata sellest mängupraktika puudumist, tegelikult Iisraeli väravahid olid ka ju, kõik kolm olid ju pingimehed oma klubides, eks ju. No Bayerni väravaht oli. Bayerni väravaht oli põhimees. Aga jah, eelistatakse Igoneni endiselt Valnerile. Jah, sellele saime nüüd kinnitust, et Igonen teine. Hoolimata sellest, et Igonen ju tegelikult oma koduklubis mänguminuteid ei korja. Aga kui seda teist poolega vaadates ei olnud põhjust nagu midagi tagasi ei saa öelda, et vale otsus on ju, tõsi. Aga jah, et näiteks Joonas Tamm ju, ma arvan, et pingilt alustas seetõttu, et ongi vähem mängupraktikat. Kuuldavat siis duublisse pagendatud klubi poolt ootamatult, et ikka juhtub Eesti jalgpalluritega selliseid asju. Jah, aga mis sa teed, et Joonas on juba nii karastunud oma nendes olukordades, et ega ta sellest vist ülemäära suurt numbrit ei kipu enam tegema. Soveni ära kannatama ja saab kuskile mujale minna. Aga nendes reikides, kus Joonas viimasel ajal tiirelnud on, et seal on, selliseid asju juhtub ja pole midagi teha. Et... Mängu enda kohta veel midagi öelda või võtame paar küsimust veel ette siin? Mul ma ei tea, kas ainult mulle või on see üldse mingisugune probleem või Markus äkki oskad öelda, et millest see tuli, aga väga palju jäi silma, et igasugused need senderduste ja löökide klaarimised, et klaariti vastasele jala peale, põhimõtteliselt see on ohutsooni 20 meetri peale. No vaat see on see asi, millest mina olen ju meie liigagi puhul rääkinud ja sellele tähelepanu pööranud, et me ei suuda nagu kui sa vaatad nagu tippude tippe, siis olenemata sellest olukorra raskusastmest suudavad üldjuhul need mängijad ohuolukorras või mustas olukorras või keerulises olukorras selle palli klaarida ma ei tea, 50 meetrit vastase värava poole. Niimoodi, et see on klaaritud, et me saame korrastada oma kaitseblokki. Aga jaa, see jäi mulle ka silma, et need asjad, mida me tahame nimetada klaarimiseks, nii-öelda palli ära löömiseks, siis mingis keerulises olukorras, kas siis surve all või kõrge pulsi pealt või piimapad täis jalgadega, me ei suuda seda teha ja siis see ei ole palli klaarimine, kui sa lööd ta 10 meetrit mööda maad kasti peale. See ei ole klaarimine. Ja see on asi, millele tegelikult peab samamoodi treeningutel rõhku pöörama. Kasti kaitsmine, mismoodi sa selle jala sätid, kui tugevat jõudu sa rakendad, kuidas su keha asend on, kuhu sa seda palli tabad, kuhu suunas sa seda palli lööd. Need on asjad, mida on ka samamoodi vaja treenida, nagu, ma ei tea, rünnakuosakonnas taskusse liikumist ja erinevaid variatsioone, et meil see ei käi niimoodi lihtsalt, et nüüd pargime bussi ja kaitseme. Seda on ka vaja õppida. Ma olen seda ju varem ka rääkinud, et see jäi mulle ka silma ja see tekitab hästi palju probleeme tegelikult meeskonnale, kui ei suudeta oma kastist palli
lihtsa 1 või 2 puutega minema lüüa. See ju süvendas ka seda survet. Oleks mõned korrad... Sellest on alati räägitud, et kui sa oled nii madalal ja sa ei suuda seda, sul ei ole nagu käike ka, kuhu seda ettepoole viia, sa löödki selle kuskile poole platsi peale ja sul tuleb kohe uuesti peale, eks? Me praegu ei löönud ju poole platsile pealegi, me lõime 25 meetri peale. Me lõime oma kasti peale, kust vastane võtab selle 1 puutega ette ja teisega lööb. Et oleks need läinud kas või sinna poole platsi peale, me oleks saanud kohe ise ju liinid kõrgemale tõsta ja uuesti positsioonid sisse võtta, aga kuna me lõime sinna 20 meetri peale, siis see surve ei kadunudki ära, see aina süvenes. Ei, no mõtlen, et isegi kui sa lööd poole platsi peale, siis tegelikult ka see surve ju tuleb kohe uuesti tagasi. Nojah, aga sa saad natukene ikkagi oma asju ju korrastada. Jah, aga see, seda juurpõhjust tuleb otsida nagu palju kaugemalt, et selles mõttes, et loomulikult kõik need vennad, kes seal on, nad löövad palli, nad löövad kaugemale kui sina, mina ja Raul kokku praegu, on ju. Et pane pall maha, keskendu, nüüd löö, ma ei tea, pane ükskõik milline Eesti koondise mängija, pane 5 meetri kastist palli lööma, siis ta lööb seda, kui see pall seisab, ma keskendun sellele sooritusele, ei ole küsimustki, et seal lihtsalt lihtsam on palli kaugele ära lüüa siis, kui sul on keha paigas, sul on tasakaal paigas, sul on tugijala saad paika panna, aga kui sa pead seda kiiruse pealt tegema, sa ei jõua positsiooni sisse võtta, sa oled selleks tegevuseks ebaloogilises asendis, siis... Lisaks tihti see pall ei ole maas, see on kuskil õhus sul kuskil põlve juures. Vastane on ka kuskil segab ja nii edasi. Aga eeldaks lihtsalt, et koondise tasemel võiks paremini suutuda. Mul endal, kui ma neid olukorda nägin, siis mul tuli FIFA mäng meelde, et mul on ka seal juhtunud seda, aga seal on lihtne lahendus, vajuta teist nuppu. Kus kohe? FIFA mängus? Yeah. Lihtne lahendus on, jah. Vajuta teist nuppu. FIFA selles teleka mängus on kõik palju lihtsam. Seal vajutad lihtsalt teist nuppu, asi korras. Klaarimise nuppu on ju. Paneb automaatselt ükskõik mis asjast paneb poole platsi peale selle. Ei, väga hea. Miks need koondised nõudnud? Aga see on tegelikult, okei, naljaks, aga ma olen vahepeal vaadanud neid, ma toon võrdluseid, ma ei tea, Premier League'iga või siis, ma ei tea, Itaalia liigaga. See Kyle Walker, tundub, või niisugune mulje jääb, et ükskõik mis olukorras, kui keerulises olukorras ta on, ta ikka lööb selle palli, kui vaja, ta lööb sinna üle keskjoone. Et kõrgele ja kaugele. Et siukse pilguga nagu on vahest pull vaadata neid mänge ka, et kus esiteks see pole häbiasi, et seda teha mingil hetkel. Ja teiseks, kui kvaliteetselt ka sellist väga lihtsat jalgpallilist elementi suudetakse ellu viia väljaku peal. Lihtsalt üks huvitav paralleel, eelmine valiksari, EM-valiksari algas meil võõrsil Austria vastu 1-2 kaotusega, kus läksime juhtima ja siis saime 2 tükki pärast taha. Meie statistika 7 peallööki 3 värava peale täpselt sama, mis Austria vastu. Austria toona küll hoidis natuke vähem palli, lõi natuke vähem peale, XG oli küll minimaalselt suurem, aga tegelikult hästi nagu sarnane statistika. Aga tolle ühes kohas tuleb suur vahe sisse. Nurgalöögid Austria mängus, Austria 3, Eesti 2, nurgalöögid Iisraeli mängus, Iisrael 14, Eesti 1. Mul ei meenu praegu see Austria mäng nii hästi. See Austria mängu esimene poolega oli ju... Mängus sees. Oli väga hea. Okei, seal penaltil exiti, eks ju, seal Ein Tõrjus, eks ju, oli just niimoodi. Aga ikkagi kuidagi nagu natuke parem turnier sellest Austria mängust sisse, kui nüüd Iisraeli mängust, eks ju. Ja ometi Austria ju selgelt vastasena on kõrgemas klassis. See Austria mäng äkki see oligi selle Eesti selle valikgrupi kõige parem mäng üldse. Oli muidugi. Et algus oligi nagu, see paneme nagu, see võib-olla Häberli äkki viimane nagu siuke Häberli aja viimane siuke nagu mäng, millest jäi siuke hea tunne sisse. Häberlist rääkides siis viimati, kui ma vaatasin Šveitsi tabelit, siis tema meeskond Šveitsi seda superliigat juhtis. Ma ei tea, kuidas nüüd... Vist see ma vaatasin ka vahetult enne koondise pausi. Ma arvan, jah, koondise pausi all pole muutunud. See on ju päris kõva kvaliteedi näite. Šveitsi liiga hästi ühtlane tasavägine ka, eks ju, et seal... Ei ole ju või Mets ju mängis seal 1 aasta tuli meistriks järgmine aasta, võitlesid seal püsimajäämise eest. Aga Häberli mängib 400 tagaliiniga, et vaata, kui ta Eesti koondises kõik mängud on ju 5-sega, et seal ta kohe alustas 4-sega. No Servet tuleb kuskilt mujalt kui Eesti koondis.
Räägime natukene Henri Anierist ka, kes sai siis oma 100. koondise mängukirja, anname talle tema lilled. 100 mängu, 21 väravat vist oli. Lilled, ta saab oma selle bareti või mütsi või mis ta saab? 23 väravat oli. Kuidas seda nimetatakse, mis saadakse? Müts? No, üks Sony laadne asi, on ju. Peaky Blinders. Vist kunagi ütlesin, Taio Tõniste oma vist on siiamaani kuskil siin Jalkaliidu ruumides olemas, mis on nagu valmis, et kui ta nüüd sajanda saab, aga tundub praegu seisuga, et vist seda enam ei tule. Taiole tehti see müts valmis või? No see UEFA vist saadab neid mütse, nii et pani ta valmis, et järgmine mäng, et ilmselt saab 100 täis, aga siis tuli vigastus. Tagasi vist saatma ka ei hakka. Aga kui äkki. Ei, tagasi muidugi saada, mis asja, andke see müts mulle, ma annan üle. 99 hetkeseisuga siis ongi tal. Aga Anieri koondise debüüt, ma vaatasin, oli selliste huvitavate mängijatega samalas mängus nagu Joel Lindermitte, Andrei Veis, Meelis Peitre, ehk siis see kuulus Lõuna-Ameerika turneeri aastal 2011 Tšiili ja Uruguay mängud. Markus, sina olid kaasas seal, ei olnud? Kutse said? Ei, seal ei käinud. Seal ei käinud. Oota, see oli see Okeaanias või? Ei, Lõuna-Ameerika, Tšiili ja Uruguay. Ei, sinna ma ei läinud. Ei läinud ise? Või... Ei, sinna ma ei saanud. Ma ei tea, mis aastal see oli. Ei, 2011? Meelis Peitre kutsuti enne sind? Jah. Kus siis oli nii? Mingil hetkel, mina käisin seal selline eksootilisem paik, kus oli... Araabias käisid? Debüüdi ma ju tegin Hiina ja Katar oli, sai seal käidud ja siis selline vahvamatest reisidest mina käisin seal St. Kitts ja Nevis ja või mis need, St. Lucia või kus me käisime seal? St. Kitts ja Nevis oli, jah? Kitts ja Nevis. Antigua Barbuda vist. Jah, sorry. Kariibi merel. Et seal käisin. Henri Anierist rääkides siis 100 mängu kirjas selle 14 aastaga, eks ju, et tegelikult ikka 23 väravat ka, sa vaatad seda üldedetabelt, et mees on tegelikult päris kõrgel. Jah, et ise ütles ka pärast, et 17 aastat tegelikult välismaal juba jalgpalli mänginud, pool elu elanud jalgpalli nimel välismaal. Et kui me hakkame niimoodi mõtlema, siis kellel on üldse Eesti mängijatest nii pikk välismaa karjäär peale Klaavani vastu panna? Hakkasin korra mõtlema. Mituteist aastat? 17 ütles ta. Ma niimoodi analüüsi teinud, kas ta arvas ilmselt seal Itaalia triti sinna sisse, eks ju. Vahepeal käis Paides tagasi, eks ju, aga siis läks uuesti Aasiasse. Et panen teid nagu on the spot natuke, aga lihtsalt hakkasin mõtlema, kas kellelgi on peale Klaavani nii pikka välismaa karjääri üldse vastu panna. Käit on praegu veel noor, aga ta läks ka noorena, läks ju välismaale. Käidil on variant see üle lüüa. Jah, Ojamaa läks noorena. Ojamaa läks ju hästi noorena Tarvisse. Aga ta tuli ka tagasi, eks ju? Tuli varakult tagasi. No Metsal on ka juba oma jagu. Metsal on, aga Mets läks ka natuke hiljem võib-olla, ta ei läinud seal 17-18 aastast, ta oli ikka 21-22, kui ta läks, eks ju. Et seal... Käit tõenäoliselt Joel Lindpere. Lindpere on küll hea variant, aga samas ta ei läinud ka väga verinoorelt. Enar Jääger. Jääger oli ka pikalt, aga samas ta tuli ka mingisugune 30 tsipa peale tuli juba tagasi, eks ju. Et kui sa 17 aastat oled ja 30, see eeldab ikka, et 17-34 näiteks oled välismaal, on ju. Või 18-35 või... Et kui vana Henri Anier on? 34 ongi. 17 aastat, see on siis 17, ehk siis Sampdorias seda läks umbes... ta tuli vahepeal tagasi, eks ju, Florasse, ta vahepeal käis ju Paides ka, eks ju, aga Ja ta arvestas ikka nüüd äkki sinna... Ta arvestas sisse need, jah. Lais laastus 15 aastat. Jah, muud moodi ei klapi. Et huvitav küsimus lihtsalt, kellel on veel nii palju vastu panna, et mingid Vassiljevid asjad ju läksid hiljem ja tulid võrdlemisi vara tagasi, et Vassiljev jõudis siin Eestiski 7 kulda ju võita kokku. Aga Henri Lehtel on tegelikult ju suures plaanis on see tervisega ka korras olnud, et see, ütleme, esimene eeldus selleks, et selliste numbriteni jõuda on tervis, siin ei ole midagi muud öelda, et ta on ju vaeva näinud oma ütleme fitness leveliga ja selle hoidmisega ja see läbi ka vigastuste vältimisega. Suuri jamasid tüü ei ole olnud. Ei meenu küll jah, et selliseid... Väikseid ikka aegalt ette tuleb, aga mingid selliseid, et oled pool aastat väljas. Jah, selles mõttes, et võtta, kui ta räägib 17 aastast, võtame siis see 17-34 ja 100 mängu täis, see teeb aastas...
no koondisest ta ei ole 17 olnud, koondisest on 14 aastat olnud. 14 aastat võtta siis jaga 100 ära. Et see on ikkagi põhimõtteliselt pidevalt oled olemas, eks. Seal oligi alguses ta võib-olla, seal debüüdi tegi ära, siis ta ju kohe nii-öelda koondise põhitegijate sekka ei saanud, ta oli U21-ga seal vahepeal välja. Ja ütleme stabiilselt, mul on see koondise nii-öelda tema mängude see ees, stabiilselt hakkas olema seal 2012 lõpp, 13 algus meeskonnas. Ja Henry on ju olnud selline, kes on seal kaugetes maades mänginud ja ta on alati tulnud ka koondisesse, et kui me esimese hooga meenub Lindpere, kes mängis USAs ja ta ju mingi hetk ei käinud koondises, et Anier on alati tulnud. No ta on seda rõhutanud ju ise ka, et seda on alati kihvt näha, et isegi olen näinud teda siin, ütleme, mõned tunnid pärast maandumist ja mees särab ja ta tõesti... Magand pole, kliima on täiesti teine, aga ikka, jah. No jah, kliima on teine, aga kui sa tuled soojast siia kevadest... Kliima on teine, aga süke värske õhk ja see on see, mille üle temaga rõõmu tunneb ja ta on süke positiivne kuju, et teda tundes, ma võin öelda, et ta naudib siin Eestis käimist ja hea meelega tuleb Eestisse, et hoolimata sellest, et on vaja, ma ei tea, 24 tundi reisida. Mis see kõigi aegade väravaküttide edetabel on, et tal on seal Kostja ja Zelinski on püütavad? Jah, ma kohe võtan selle ette. Arvestades seda vanust ja mitu aastat tal siin koondises veel võib tulla, siis... mõni veel võiks, et oleb palju teise, eks ju, jaksab ja tahab. Paljuski sellest. Ooper 38 pigem on püüdmatu. Zelinski 27, Vassiljev 26, Anier 23. No 27 4 väravat. See on juba äkki homne teema. Naljaks. Kui väga hästi läheb, ühtegi kübarat vist koondisest pole löönud seni. Ühe kübartrikki kaugusel on Vassiljev ja ühe sükse arbeitriliku neljaka kaugusel on Zelinski. No igatahes palju õnne ja tundub, et tuleb mänge juurde. Ühineme õnnesoovidega just nimelt. Teisipäev, homme, Moldova-Eesti. No mina olen siin seda trummi tagunud, et meie jaoks on see mäng, mis tuleb võita. Ma jään selle juurde, et me peaksime seda mängu minema võitma, me peaksime seda mängu minema domineerima ja hästi mängima. Peaksime minema jalgpallimängu võitma. Ei no selles suhtes, et paljusid mänge võib-olla ei lähe eesmärgiga, et seda kindlasti võita, vaid me läheme, ma ei tea, andma endast maksimumi ja üritama skoori väiksena hoida ja võimalikult palju mängus sees olla, aga see on niisugune mäng, mida me võiks ikkagi minna konkreetselt nagu võitma, et see plaan... Mitte ükski meeskond ei lähe kunagi niisuguse plaaniga, et läheme hoiame skoori võimalikult väiksena. Ma olen ka jalgpalli mänginud, olen läinud sellise mentaliteediga, et üritame skoori väiksena hoida. Aga sa võib-olla ei ole... Rahvaliiga minutid. Ma olen selles mõttes Rauliga nõus, et see on võõrsil mäng. See on tegelikult suur vahe, kas võõrsil või kodus, aga see on see mäng, see vastane, kelle vastu tahaks näha, et mängupilt oleks atraktiivne, ilus ja tuleks ka tulemus, mis siis oleks võit. Aga kui peaks neist emma-kumma vahel valima, siis tahad võitu, kas või koleda mängu. Kuule, aga meil on see statistika nende Moldovaga, me oleme tugevalt plussis, jah. Kas Moldova, ma võin nüüd peast teksida, aga üsna väravate vaesed mängud äkki olid? Minust oli 0-1 ja minu kõige esimene Eesti koondise mäng, mida ma vaatasin, oli siin samas Sale Kokk Arenal Moldova vastu, kui Teet Allas lõi kaugelt värava. 5 mängu vist ja... 3 võitu või? Ma seda peast ei mäleta, aga 5 mängu ja üheski pole löödud üle 1 värava. Äkki oli nii või? 3 võitu, 1 viik, 1 kaotus. Tulemused on niimoodi, esimene oli 0-1, siis oli 0-0 ja siis viimast 3 mängu 2002, 2004, 2008 on kõik lõppenud Eesti 1-0 võiduga, et tõesti 4 väravat 5 mängu peale. Under 2,5 on need bettinguportaalides need panused, mis... Viivat betis soovitus või? Ja siis Anier tuleb, panebki oma esimese kübar ära. Aga see üks ainuke kaotus tuli kus siin Tallinnas või? Ei Kohtla-Järve spordikeskuse staadionil. Mis see aasta oli? 98 ja värava lõi muideks Moldova koondise peatreener Sergei Klešenko. Selline mäng oli. Viimane võit oli 2008 siis. Jah, me pole nendega väga ammu mänginud. 2008 oli maavõistlus Tallinnas, värav lõi Vladimir Voskovonikov.
17 aastat tagasi, ehk siis kui Anier alustas oma välismaa karjääri. Tolles mängus siis meil oli Kristjan Viikmäe tuli vahetuse sisse koos Sander Puri ja Oliver Konsaga. Algkoosseisus oli Kotenko, Jääger, Klaavan, Piiroja, Vassiljev, Vunk, Dmitrijev, Lindberg ja Voskovonikov. Tugev koosseis isegi. Umbes sama satsiga me panime seal 2010-11 sinna EM-i play-offi välja. Aga noh, jah, et ega Kris tahab, mis ta tahtsid? Atraktiivne mängupilt. Atraktiivset mängu ja võitu, on ju. Võitu ja Anieri hat-tricki. Jah. Tellimus on sisse antud, ütleme. Vaatame, palju sealt vastuga tuleb, on ju. Ei, no, selles suhtes, et kui sa vaatad Moldova koosseisus, ega seal klubilised ja liigad midagi nagu sellist ei ole, et me peaks nagu kindlalt üle sõitma neist. Aga no lihtsalt, kui sa mõtled selle peale, et Moldova koondis nagu on aastakümneid olnud tegelikult Euroopas nagu suhteliselt kotik. Me oleme ka olnud viimasel ajal. Kas nad on nüüd meist tagapool? Nad on meist tagapool. Rahvuste liigas, mis on 4 hooaega vist mängitud, iga rahvuste liiga hooaega on Moldova meist tagapool lõpetan neid. Ja FIFA rankingus on nad meist ka tagapool või? Peaks olema küll, jah. Ma saan selle ka kohe öelda sulle. Kus Eesti on, tead või? No, viimati oli 127 või? No, Moldova on 151. Nad on täitsa põhjas. 123 on Eesti vist. No seal kandis. Et Moldova nagu ikkagi olenemata sellest, et neil on tegelikult mõni nagu üsna korralik mäng ja seal on üks jällegi... Artur Ionita. Jah. Klaavani klubikaaslane oli Kaljaris. Kes praegu on vist kuskil CRC-s, eks ju. Noh, meie CRC mehi koondisesse ei kutsuta näiteks, meil need ei mahu. Ei mahu, jah. Aga kes on nende võib-olla parim mängija, Oleg Rjabtšuk. Rjabtšuk ilmselt on siis õige hääldus. 27-aastane mees Moskva Spartakis, tore mees jälle sealt Venemaalt. Kas see Eli Tasa oli ka Spartakist või? Ei, Moskva Dinamost, jah. Et noh, jälle Moskva mehed Rjabtšuk siis 2023 liitus Moskva Spartakiga. Kusjuures Moldova koondise puhul on see veel eriti huvitav, et neil on ju Ukrainas mängijaid ka, nagu, et huvitav, mis see nagu sisekliima seal on. Kas see on teema, mida nagu absoluutselt ei puudutata või siis ikkagi seal on mingisugused õõrumised ka sees. Aga see Rjabtšuk on selles suhtes huvitav vend, et ta on Portugalis tegelikult üles kasvanud, mänginud igast seal Porto noortesüsteemides, Porto B-s, Portugali kõrgliigas, siis siirdus mitme miljoni eest Olümpiakosesse 2021 ja 2023 alates Moskva Spartakis üks põhimängijad, et tegelikult väga korralik mängumees, teid ka seal Poola kõrgliigast on, Kasahstani kõrgliigast, aga mitte midagi sellist, mis meilt peaks nagu... Oma kohalikust tipppundist on ka mehi või? Sellest Šerifist ei ole ühtegi. Ühtegi või? Mitte ühtegi. Seal on ju välismaalased mängivad. Petrokub. Ma ei tea, kas viimane aasta isegi Petrokub ei olnud parem kui Šerif, eks? Nad olid konverentsiliiga seal põhiturniiril. Sealt on mingi 4 mängijat vist oli. Aga kui sul 4 mängijat koduliigast, Eestis on 11 mängijat koduliigast. Raul luges praegu neid nimesi ette, mul tuli meelde see eilne uudis. Ei tea, kas te lugesite, et see Deschamsi uudis sa oleks võinud ükskõik mis nimed ette lugeda, aga sa oled kursis sellega. Deschamsilt oli vist Horvaatia ajakirjanik. Küsis mänguvälisel pressikonverentsil, et kas sa tead seda mängijat? Ma loen selle tsitaadi ette, et viimastes mängudes on Horvaatia rünnakul palju roteerinud, mängitades Kramaritši, Matanovitši, Petkovitši, Perisici, ega te ei karda näha homme alustavast noort Baleklavitšit. 2025 on tema jaoks suur aasta olnud, on teil tema jaoks plaan valmis? See Baleklavitš oli siis mingisugune sõnamäng, mis vist viitas prantsuskeelsele väljendile le glaui, mis tähendab siis mune või munandeid, et Baleklavitš sükest mängijat ei ole tegelikult olemas, on ju, et pani siis nagu üritas Deschamsi lõksu püüda. Aga Deschamps vastas sükse hästi üldsõnalise vastuse, et me teame ikka kõiki mängijaid ja ole rahulik, on ju, et ma oleks praegu neid Moldova mehi võinud öelda kõik mis nimesid ja sa oleks kaasa noogutada. Kusjuures selle sama päris pull oleks, kui teeks mingi Eesti ajakirjanik sarnase triki ära, ma ei tea, kui Itaalia ja Spalletti tulevad näiteks Eestisse, et oled kuulnud sellest mängijast, mõtled ise... Noor Chris Silves, väga 2025 olnud, et mis ta vastab? On teil plaan Markus Jürgensoni vastu olemas? Mul ei ole sõnu.
mul ei ole teie selle mõttearutluse kohta sõnu. Kris sõnastas oma ootused väga täpselt ära. Markus, mis sinu omad on? Mustmaa natuke. No endiselt, ma tean, et sina siin lähed närvi ja sina siin lähed närvi. Et seal Moldovas või ma ei tea, mis asjad selle ees võivad oota seda Eesti koondist, et seal loomulikult, kui sa nüüd lugesid neid, mis nad on ikkagi stabiilselt, ütleme, grammi võrra, nimetame ikkagi meist nõrgemaks. Aga seal ma ootan võitu, loomulikult ma tean, et Henn teab ka seda, et see on meeskond, keda võiks võita. Ma ei kasutaks sõna, üldse jalgpallimängu puhul kasutada sõna peab võitma. Ei päde nagu tegelikkuses, et peab võitma. Aga ütleme, et kui sealt nüüd midagi ei peaks saama, siis on küll pahasti. Siis on pahasti. Kaotus oleks pahasti. Selgelt. Jah, just mõtlen mängijatele, kogu võistkonnale tervikuna, et missugused emotsioone, kuidas see nagu tulevikus mõjub, et lähed jälle koondisest minema negatiivne emotsioon all, kui läheb halvasti, siis tuled tagasi, siis võib-olla on see juba ära unustatud, aga siit oleks vaja, see Aserbaidžaani võit, mis tuli enne esimene punktimängus, see mäng ei olnud ju nüüd ülemäära ilus, aga võit saadi kätte ja sealt oli näha ka mängijates, et see läks korda, see emotsionaalselt ja mõjus ka edaspidiseks. No muidugi, jah, see on ilmselge, aga me peame mõtlema selle, et meil juunis tulevad, mis see Norra siin kodus ja kes meil juunis on? Iisrael oli vist. Jah, Iisrael kodus. Et Iisraeli kodus, ma just vaatasin ka seda mängu, Iisraeli mängu sellega, et kodus me ei ole mingit küsimust siin nendega mängida. Kui võtta selle pessimisti seisukoht sisse, siis eelmine aasta oli Rahvuste liiga, Moldova oli seal D-liigas, mängis hästi, tõusis, eks ju, see aasta oli üsna roheline. 2023 see EM-valiksari, ka päris seal ikka. Lihtsalt mida nad valid? Lihtsalt ma loen ette valik nende tulemustest, siis kõik on EM-valikmängud. Viik Fääri saartega, Viik Tšehhiga, võit Poola üle, Viik Austriaga, võit Fääri saarte üle, Viik Poolaga ja Viik Albaaniaga. Kõik üheaastases. Markus oli praegu pahviks löödud. Aga loe kodumängud. Kodumängud. Fääri saartega 1-1, Tšehhiga 0-0, Poolaga 3-2 ja Albaaniaga 1-1. Mitte ühtegi kaotust kodus. Kõva. Lähme võitme. Ei selles suhtes, me ei saa olla niimoodi, et kui üks võistkond on teinud mingisuguse paar head aastat, siis meil on kohe nagu püksid täis, et saame äkki 5 punkti kätte, oleme rahul nagu. Ei no mis Ei, aga äkki me ei kaota. Ma ei tea, kas sul Kristil lõi ka luukurku ikkagi. Ei, mina ootan ikkagi võitu. Ei no muidugi ootavad kõik võitu, loomulikult ootame võitu, muidugi tahame võituna. Ootuse nivoo on seal. See on vahe sees, kas sa tahad võita, sa ootad võita või sa nagu nõuad või latt on seal. Ja minu arust see on üks peamine alus, et kuidas need valikgrupid loositakse. Meie loositi sealt, palju meid seal valikgrupis kokku on? 5. Meie tulime 4. Nemad tulid 5. See on miinimum eesmärk, et me lõpetaksime 4. kool nendest eespoole. Võõsil Viik ja kodus võit sobiks või? Praegu ei tea ju. Mida sa praegu ei tea? Homme õhtul tean. Homme vaatad, kas mäng läheb. Ei no, jah. Tuleme 0-1 tagasi ja kodus paneme 2. 0-1 ei taha tulla tagasi, aga ma enne tahtsin küsida, et sul ilmselt praegu seda statistikat ees ei ole, aga ei tasu ära unustada seda, et kuidas Eesti koondis on viimastel aastatel võõrsil mänginud mida Markus räägib. Miks mina olen kogu aeg see, ma tean, et ma olen paha ja ma olen käinud seal nendes Makedooniates, Albaaniates, Gruusiates, võõrsil mängimas, vahet pole mis meeskonnaga. Ja kogu aeg on raske raisk. Okei, raske on, aga kui me tuleme sealt 1-1 tagasi, me ei saa ju rahul olla sellega. Me ei saa ju rahul olla sellega. FIFA edetabelis, mis sa ütlesid, ei me ei saagi rahul olla. Me peame ju võitma. Kui me tahame kuhugi jõuda, siis me peame ju
selliseid Ja ma lihtsalt võistkondi tuletan ammu. meelde, Ma ju et meie alles eesmärk on mõned- jõuda mõned- 28 EM-finaal. mõned kuud tagasi ma ju lugesin teile täpselt ette, mitu palju neid oli? võõrsil võitu oli, või see oli klubide kohta või? Ei, ma ikka koondis punkti mänge võõrsil 2022 2 võõrsil võitu punkti mängudes. 2 võitu või? Jah. 2023 punkti mängudes võõrsil viik. Üks viik on ju. Eelmine aasta punkti mängudes Need olid äkki... Oota. võõrsil viik jälle. 1 viik. Jah. Võõrsilt 1 viik. Jah. Eelmine aasta, üle-eelmine aasta võõrsilt 1 viik punkti Jah. mängudes. Ja üle-eelmine aasta 2 võitu punkti mängudes võõrsil. Versus liiga Malta ja San Marino. D-division, jah. No, saad natuke tagasi poole ka vaadata või? No 21 või? Noh. No Balti turniiri me ei loe või? Ei. Okei, seal panime Leedule ära võõrsil. Walesiga viik võõrsilt. 1 viik. Tugev. Rohkem ei ole midagi välja tuua. Gruusiaga 2020 võõrsil viik. 1 viik. Just tegin Karel Voolaidega. Me oleme saanud stabiilselt 1 viigi võõrsil punkti mängudes viimased 4 aastat. Ütleme nii, jah. Karel Voolaidiga tegin intervjuust, meenutas lihtsalt seda, et kui me 2020 mängisime Gruusiaga siin samas, siis tagasi vaadates naljaks, aga meil oli väljakul duell Henri Järvelaid versus Vitša Kvaratseeli. No jah. Et meie tugevused, meie näpiste, me nende kõikide nende puntidega me siin A. Le Coq areenal peaksime nagu rabelema normaalselt. Me peame võõrsil ka ju võitma, kui me tahame ju kuhugi jõuda. Kui meil on eesmärk jõuda sinna 2028 EM-il, siis me peame neid Iisraeli-suguseid satse ka võitma, aga me olime ju laupäeval kaugel sellest. 80 minuti kaugel. Või natuke vähem, 70 minuti. Ja, aga tänasel päeval on seis selline, et juhul kui me võidame, siis me võidame neid siin kodus. Kahjuks. On ju? Homme näha ole. Eks homme näha ole. Mis see koosseis tuleb? Mis linnas see mäng üldse on? Chisinau's. Või kuidas see hääldus on? Ma lähen kommenteerima. Eeltöö on tehtud, nagu näha. Ei, ma ei ole veel hakanud pihta. Hakkad eetris ka seda rääkima, et kuidas minimaalne kaotus oleks okei. Ei, ma ei ole seda öelnud. Ma ei ole seda minimaalne kaotus on okei. Minimaalne kaotus on 0 punkti ja nägemist ju. Treeneril või? Ei, nägemist selle riigil. Nägemist selle riigil, okei. See selleks, koosseisud olid mängu, Hein versus Igonen, see oleneb lihtsalt sellest, mis seisus Hein on, eks ju. Pärast seda Iisraeli mängu ta oli vist andnud mingisuguse hästi lühikese mitteametliku kommentaari, et lootust anda vist, ma saan. No õnneks vist jah, kõige hullem ehk siis rangluu või midagi siukest. Mulle tundus ka alguses, et seal katsuti, et kurat, ta kukkus täpselt niimoodi, et seal võib rangluu minna. Ja kui sul ikkagi rangluu läheb, siis sa kohe aru. Siis sa ikkagi ei liigu enam nagu edasi. Et siis on ikka väga valus. Et seal oli mingi tundus, et sai nagu maakeeli kõva puuk. Sidemed jäid terveks nagu. Kõva puuka sai, et kukkus. No lihtsalt jah, on sinikas ja paistes võib-olla ja äkki läheb üle. Aga juhul kui ei saa, siis on Valner versus Igonen. No kas on Valner versus Igonen? Ei no Igonen selles suhtes näitas, et sealt eriti ei kärise. Miks peaks praeguses olukorras, kui Hein ei saa mängida, miks peaks sellistama Valnerit Igonenil? Ei no Jürgenson ja tema sõbrad, aga lihtsalt üks asi, mis on küll pahasti siis, kui Hein ei saa mängida, on see, et meil ei ole metsa ka, eks ju. Me kaks nagu, esiteks meie tipliga mängijad ja teiseks ülesehituseks, eks ju, kui me nägime, muidu on mets see, kes neid asju sealt juhib tagant, siis seekord ju Hein oli see, kes neid sööte sealt tagant nagu pritsis, et kui meil kumbagi ei ole, siis kuidagi tuleb need asjad ära lahendada või siis ongi niimoodi, nagu meil Iisraeli vastu teine poolega oli, et kus meil jällegi sellepärast, et Igoneni, ütleme, kõige suurem trump see jalaga mäng ei ole, Märten Kuuse kõige suurem trump jalaga mäng ei ole, võtta siis Joonas Tamm samamoodi, teeb vajalikud asjad ära, aga tema tugevused on kuskil mujal nagu. Kui me niimoodi mõtleme, siis võib-olla me jääme seal ka nagu pressi alla siis. Kui me ei suuda nagu seal ise kiigutada. No, aga see ei ole vastavat mängijate surve alla tavaliselt ei jääda sellepärast, et inimesed ei suuda oma värava eest palli lahti mängida. See ei ole surve, et kui me suudame, kui Igonen laseb pika palli ja Alex-Mattias Tamm võtab selle omale, hoiab seda ja söödab oma meeskonnakaaslasele, siis me ei jää ju surve alla.
no see selleks. Lähme koosseisuga edasi. Kaitseliin, kas mingeid muudatusi on oodata, võiks arvata, et päris sama nelikuga võib-olla lihtsalt värskuse mõttes ka me ei pruugi alustada, samas keda sealt nagu muuta, Joonas Tamm. Kas ta paneb Joonas Tamme põhisse, tõstab Baskotši paremale, ainuke variant. Ma arvan, Larsen jääb paika, kahtlustan, et Kuusk jääb paika. Aga see on halb, et meil ei ole nagu, Tammikut ta ei pane vasakujalgsed seal mängus. Et meil ei olegi sinna vasakule keskkaitsesse hetkel väga valikut. Kuusk on olemas, siis on Kuusk on ju klubis mänginud ka vasakpoolset. See ei ole halb valik praegu sinna. Paremal lihtsalt Hussar on ka võib-olla äkki mingisugune variant, ta tuli siin Iisraeli vastu ka sisse lihtsalt nagu välja visata, et nimi korra õhku visata, et kui mingisugust värskust on sinna vaja tuua, siis võib-olla tema võib ka variant olla. Ma panen oma panuse sellele, mis ma ütlesin. Aga jah, ma arvan, et see on kõige loogilisem. Keskväli, seal ilmselt mingisugused muudatusi tuleb, eks ju. Peab tulema, Soomets ei saagi mängida, eks ju. Meil on seal valikus on Käit, Palumets, Ainsalu, Kristal, Miller, Poom. Käit jääb. Käit jääb, ma loodaks ka. Käit jääb, aga ma arvan, et ta tuleb allapoole. Ehk siis me läheme 2 ründajaga. Jah, ma arvan. Ma Võiks. loodaks ka. Käit on allpool. Ma olin üllatunud, et Palumets üldse ei mänginud Iisraeli vastu. Võiks arvata, et ta tuleb sisse, äkki või? Poom nüüd liiga veenvat muljet ju ei jätnud tegelikult. Jah, Käit. Ma ei tea, see nii palju sõltub vastasest. Me ei tea, mis seisundis mehed on. Võib-olla seal olidki täitsa läbi või ei olnud heas olukorras kuidagi. Eks see sõltub, millist mängitüüpi on konkreetse vastase vastu ka vaja, aga päris sa mainisid Palumetsa, aga mulle isegi võib-olla meeldiks Käit Ainsalu tuua keskvälja. See on ka kindlasti variant. Minu peast käis ka Ainsalu läbi hetkel. Kristal, Miller ka, kas me näeme neid mingi hetk? Ei tea. Kas me näeme mingi hetk? Kui mäng võib minna igate pidi, et seal mingid lükket tehakse mängus ka vastavalt sellele, mis mängus juhtub. Joonas Tamm, enne eelmist mängu, kas Joonas Tamm tuleb sisse, jah, aga oleks 3-0 juhtinud, siis ei oleks seda sinna tipuründesse pandud. Mingid vahetused see mõtled ikkagi läbi, et kui mäng läheb loogiliselt radapidi, et kumbki võistkond ei lähe seal suurelt eest ära või midagi. Siis me peaksime juba hakkama erinevaid stsenaariume arutama, et kas siis saab peale. Aga mina paneks ka Ainsalu ja Käit, aga ma ei tea, kas ta eks saab näha. Ääred, võib-olla Sinjavski Jakovlev alustasid eelmine kord, Jakovlev nüüd ei näidanud ennast eriti heast küljest selles mängus. Kas see on Jepihini muusika? On see Milleri muusika, on see mingisuguse muu lahenduse muusika, Saarma võib ka selle ääre peal mängida. Miller on ka selle ääre peal mänginud. Miller on Henni käel ikkagi võib-olla isegi üllatavalt palju saanud mängida, et see oleks üks variant küll. Aga lihtsalt arvestades seda, et me ikkagi tahame mängida positiivselt, me läksime ka Iisraeli vastu 2 ikkagi ründava äärega mängima, siis Moldova vastu minna just kui kaitsvamalt peale oleks natuke veider, et võib-olla ikkagi mina tahaks kusjuures Jepichinit näha seal isegi põhikoosseisus. Tegelikult ju Enn on mitu korda ikkagi üllatunud nende koosseisudega, et pigem sellist mängu ei olegi olnud, kus sa panedki kõik 11 meest täppi ja alati tuleb mingisugune üllatus kuskile. Et miks mitte Jepichin, aga väga palju variante sinna ei ole tegelikult. Kelle sa siis välja jätaksid, Sinjavski või Jakovlevi? Et Sinjavskiks lasta siis seal olla. Sinjavski on ka tegelikult nii Henni kui ka Häberli usaldus. Pigem kui seda Milleri asja või mis iganes Jakovlevi asendust mõelda, siis tunduks nagu tagant järgi loogilisem, et see esimene mäng oleks Miller seal paremal äärel olnud, aidanud seal kaitses rohkem toimetada ja siuke rohkem teist tüüpi mängija. Ja nüüd siis oleks loogiline valik Jakovlev ja Sinjavski, kus eeldatavalt
meil on rohkem ruumi rünnata ja rohkem pall meie jala peal. Jakovlev just võib-olla sellise nõrge või tugevam vastu sobiks selles suhtes paremini, et ta on kiire ja võib-olla kui vastased on kõrgel, siis ta saab sinna liini taha süstida, eks ju, et ta jalad käivad kiiresti. No ta on üsna kiire ka ikkagi. Kui sa nii ütled. Ei no kui sa ütled, et ta on kiire, siis kuulid tulistatud midagi lühikest inimeste vastu. Sa oled ka lühike. Sa võid lühike olla, kui sa jalad ikka kiiresti ei käi ju. Rünnak. Aleks-Mattias Tamm sai oma 80 minutit, eks ju, Iisraeli vastu. Loodetavasti on ta ikkagi valmis alustama, kas või mingi 60-65 minutit ära tegema, eks ju. Ja äkki siis tuleb ka Anier mingi tema asemele, kui Tamm on seal vastased ära töödelnud juba. Anier tuleb edasi töötlema, nagu me nägime. Anieri 100. mängu ainus nagu see asi, millega see kollane kaart. See on nii temalik, talle meeldib selliseid asju teha. Sisse vastasele. Oota, aga mis sul üks vend on puudu siis? Üks vend on puudu, mõtlengi, et Sappinen arvestas seda, et ta põlv oli nagu kahtlane, et ta üldse ei mänginud. Ma ei tea, kas ta alustab siis või? See on nagu natuke ikka karvane. Krissi loogika ütleb siis, mis asi Tamm ja Anier koos või? Vahet ei ole, kas Tamm ja Anier või Tamm ja Sappinen. Et mingi loogika ütleks, et kaks natuke erinevat ründajat, et võiks nagu Tamm ja Sappinen olla nagu ideaalis, eks ju. Aga Tamm ja Anier koos ka võib-olla vastase keskkaitsete nahas ei tahaks olla. Aga Sappineni koha pealt see on ikkagi suur küsimärk, et kui ta ju... Ma ütlen, kui ta üldse koosseisu ei olnud. Kui ta reedel üldse koosseisust polnud ja põlvest käib jutt. Ma eeldan siis, et sellest samast opereeritud põlvest. No seal oli jah, et see sama vigastus nagu, et ta hakkas uuesti natuke tunda andma seal, ma ei tea, muru peal treenides või mida iganes, see on mitte sama vigastusena tunda, vaid seal põlv on lihtsalt aga see tundus ikkagi, see kommunikatsioon oli selline, et see oli nagu pigem ettevaatusabinõu, et pigem hoitakse teiseks mänguks, et võib-olla see näitas ka, et meil ikkagi põhifookus on see, et sealt Moldovast nüüd 3 punkti ära võtta. Loodetavasti. Kui sa need Krissi teooria on siis, et kui Sappineniga on kõik korras, siis ma peaks Sappinen ja Tamm. Saarma on variant ilmselt sinna Kristal ka võib-olla äkki, võib-olla Käit jääb sinna, tuuakse keegi teine sinna allapool lihtsalt, et ka mingi ründaja alla. Jah. Tähendab, Käit jäetakse sinna ülespoole ja keegi teine tuuakse siis sinna 6 ja 8 peale. Palumets Ainsalu näiteks midagi sellist, eks. Et Käit tegelikult oli ju asjalik. No jah, aga eks seal tuleb... oleks ka väga... Endiselt siin ei saa mööda vaadata faktist, et esimene mäng oli mis päev see oli siis? Laupäeval. Ja 2 päeva on vahet. No 2 tühja päev. Esmaspäev. See on reisimine ka. Pluss reisimine. Palju sealt... Reisi ei ole väga pikk, eks ju, Kesk-Euroopa sees natukene. Ma ei tea, lend on mingi tunnika võib-olla. Budapestist lennatakse vist. Et see ei ole, ütleme niisamagi siin kodustes tingimustes Eesti kõrgligas 2 päeva vahel mängida on füüsiliselt süke paras väljakutse. No siin varsti saame näha seda ju, siin nädalasisene voor pärast koondise pausi tuleb, kus on laupäeval mängud, 5 mängu vist laupäeval ja siis tuleb kohe teisipäeval, kolmapäeval on uus voor peale. Ja aga seal on, ma räägin, et seal on suur vahe, kas sa mängid siis teisipäeval või kolmapäeval. On. Siis reisid on ajaliselt pikemad ka, kui see on kuhugi Narvast. Ei, no kõigepealt pidid ju bussiga sõitma sealt Debrecenist Budapesti, et ärme seda unusta. Olgu nii, kas saime koondise asjadega joone alla? Oota, mis seis jääb? 2-0 Eestile. 1-0 Eestile. Ma panengi 1-0 Eestile. Te olete turvalist teed pidi neid eelmise omavahelise mänge silmas pidades. 1-0. Meid 2-1. Ma arvan, et seal midagi muutub. Anieri 2. Ei, see Anieri kübar oli öeldud selline naljaga pooleks. Ma eeldan, et ta ei alusta ehk Tamm väsitab need kaitsed ära ja siis Anier tuleb. Võib-olla vahetust paneb selle lõpu ära mingi 80. minutil. Aga mingis mõttes nagu küpsuseksam, ma tahaks näha, et me nagu kehtestame ennast väljakul, et meil ei tule see mäng niimoodi nagu Aserbaidžaani vastu võõrsil tuli, kus me ikkagi ka enda masti võistkonna vastu ma ei tea, mitukümmend minutit reaalselt kannatseme väljakul, eks ju. Et siin me suudame nagu ise selle initsiatiivi võtta ja ma ei tea, rohkem palli vallata või rohkem peallööki teha kas või nüüd.
jah, see pealelöökide arv, et see ei tuleks seda turmtuld, Aserbaidžaaniga ma nüüd peast ei mäleta, mis need numbrid olid, äkki sinna 15 kanti või? Aserbaidžaan tegi meile äkki pealelööke. No need Rootsid, Slovakiad, need läksid sinna 30 alla, aga Aserbaidžaani paneme mingi lati paika, mis meil võiks olla ja mis... Ei, vahet ei ole. Mida te panete peallöökide arv? Peallöökide arv. Nii, et mis me mängus 0 läheb sisse. Aserbaidžaani 0-0 mängus, siis Aserbaidžaan tegi pealelöök 15 ja meie tegime 4. Võrsil mängus? Jah. Päris karme. Oma masti võistkonnaga. No 15 ei ole nagu meeletult palju ka, aga kui ise teed 4, siis vahe on lihtsalt... Oleneb, kuidas seda statistikat loetakse ka. Oleneb, millised need löögid on ka, et kui need seal, kui on samasugune mäng, mis Iisraeli vastu teise poole algus, siis väga ei taha vaadata. Ja mis asja? Vot, suur uudis tuli Eesti jalgpallis siin nädala lõpus, ehk siis jalgpalli üldkogu toimub 19. juunil A. Le Coq Arenal. Mitte 23. juunil mitte 23. Saaremaal või Hiiumaal. Praamipiletid juba välja müüdud. Seda ikkagi välditi. Ehk siis Klaavan versus Pohlak kõigi eelduste kohaselt tol päeval vastamisi lähevad. Mingid jutud, mis siin on kaadri tagant tulnud, ei ennusta Klaavanile nagu väga head tulemust, mingisugused sellised 75-25 umbes suhe vist võiks olla praegu see nii-öelda tunnetuslik, mis see seis nagu on, kui natuke üle 100 vist neil neid vaja. Palju valdamine Iisraelis. Et midagi taolist, aga siin on veel 3 kuud aega, Klaavani leer on olnud päris vaikne, eks ju tükk aega. Ma just üks päev vaatasin, vaata see, kui jaanuaris oli see üritus, seal räägiti ju välja, mis need järgmiste kuude plaanid on, mingid kohtumised, seal oli märtsis pidi tulema juba mingisugune see jalgpalli kärajate asi, eks ju, pole midagi kuulda olnud tegelikult, aprillis pidi tulema konverents, eks ju. Et ilmselt ma eeldan, et nende asjadega ikkagi töötatakse, võib-olla see oligi selle tagasi, et nad tahtsid seda ajastada nagu selle üldkogu järgi. Siis need konkreetsemad numbrid pidid tulema? Pidid, jah. Ehk siis, aga nüüd kui on asi nagu paigas ka, vaata alguses ju Klaavani leeritus ütles, et nad hakkavad siis nagu avalikkuse eest tegutsema, kui see üldkogu kuupäev paika pannakse, aga tegelikult see jaanuarikuine asi ju tuli tunduvalt enne. Ja, aga endiselt on ju näha, või sotsiaalmeediast või kust nende tiim seda infot jagab, ta käib ju ringi, ta kohtub klubidega ja mis mina olen kaadri tagant kuulnud, siis ikkagi praegu ametis olev president on siis ka ikkagi hakanud sükest kampaaniat tegema ja ka ikkagi külaskäigud ja sõidud ja asjad, et ehk kas see suhe ei olegi 75-25? Ei ei tea, Et esiteks ma ei tea, kas see vastab tõele, et praegu ametis olev president ka siis käib Eesti tuuril. Ma ei tea, kas ta Eesti tuuril käib, aga mingite klubidega, kes on tahtnud kohtuda, ta ikkagi kohtub. Jah, aga nagu olenemata sellest, mis seal 19. juuni saama hakkab, on nagu mingid mõtete põrgatusi, mingid probleemidest rääkimisi, mingisugune kohtumised, diskussioonid, arutelud toimuvad nii ühe kui teise leeriga, et kui mitte midagi muud, siis pilt läheb selgemaks, arusaadavamaks ja tekib teine vaade või mingi alternatiiv, eks ju. Jah, aga nüüd on selles mõttes, nüüd on jälle, et 19. juuni on paigas. Mina kahtlustan, et see ei ole 75-25 lihtsalt, aga see on täielik lihtsalt minu enda mingi taguotsa tunnetus. Jah, ma pakuks tasavägisem. Seal on Klaavan mingi hetk peaks siis välja tulema see kuupäev oli vist aprillis kuskil, millal toetusalgirjad tuleb esitada hiljemalt, eks ju. Et see üldse kandidaadiks nii-öelda saaksid. Aga ja see on siis, see on ju täitsa avalik info, et näed, see klubi on andnud toetusalgirja. Mul ausalt on mingi 30 klubi selja. Ja näe, selles mõttes see valimine ise ju või hääletus seal 19. juunil on ju nii-öelda salajane. Seal ta ju ei pea nagu neid kõiki
neid, kes on tema taga, neid avaldama. Piisab sellest miinimumist, aga ma eeldan, et sa ikkagi, kui sul on 30 klubi taga, siis sa paned 30 klubi lauale, et sul Poolak mingid kiitles, et tal on 70 toetuselt koos. No siis ongi 30 ja 70 enam-vähem. Seal on kindlasti palju on lahtsid, kes veel otsustavad. Ma ise ka ühe klubi inimesega just suhtlesin, kes ütles, et nemad panevad selle otsuse nii-öelda klubis natuke laiemale ringile ja ta ei tea, kumba pidi see läheb veel. No ma arvan, et siuksed on veel. Ja kindlasti. Aga see, et sa võid ju algul minna sinna Klaavani tiimi taha, aga sa võid ju vastupidi seal hiljem ka ju äärt muuta. Et sa võid anda Klaavanile selle hääle, et ta saaks toetushääle kandidatuuri esitamiseks, aga siis sa võid seda on ju alati räägitud, see ei seo sind millekski, sa üldkogu hääletus on salajane, seal sa hääletagi tahad. Ehk põhimõtteliselt järgmistel valimistel kogu ka need miinimumhääled kokku ja mine kandideeri. Mina. Et selles mõttes see tundub nagu lihtne asi, mida teha praeguses olukorras. Et see kandidatuuri esitamine, et see ei ole nüüd mingisugune hullult raske. Kui sa oled vähegi asjatundlik, teadlik jalgpallis sees olev inimene, et siis peaks olema üsna lihtne ju kandideerida. Sa pead ikkagi veenma ära need mingisugune 18 klubi või mis see miinimumarv oli. Et see ei ole kunagi küsimus olnud, kas Klaavan saab lõpuks oma kandidatuuri esitada või mitte. Seda ma küll ei nõustu Rauliga, et ma ei usu, et kui tal on, ma ei tea, 30 liikmega on kokkulepe, et siis ta kõik nüüd 30 sinna letti laob. Kui nüüd Klaavanist rääkida näiteks. Ma arvan, et ta paneb miinimumarvu, mis see nõutud on, toetusallkirjad 18. Aga miks? Taktika. Mis taktika? Ma just mõtlen, et loogiline oleks see, et sul on nagu lumepall läheb ju paremini veerema, kui sa no see on kahe otsaga asi, jah. Toodki välja, et näed, mul on need klubid, mul on selline toetus taga, et tulge ka, et ei ole nagu üksi või te ei pea olema mingisugused veidrikud, kes nagu režiimi vastu lähevad või midagi, et meid on palju, tulge kaasa. Aga kui on 50 klubi, kas siis käid need 50 välja või käid 15? No kui sa 15 käid välja, siis sul on natuke kehvasti. See käid selle miinimumarvu. Aga ma ei tea, mis suurt vahet seal nagu on. Et ega see ju arvad, et Aivar Pohlak ei ole teadlik, näitad võimu ja paned 70 toetusallkirja letti. No näiteks, või nagu mis see taktika saab olla, et ei, aga kui sa paned need 70 letti, siis ju jääb ju Aivaril aega, et sealt 30 endale meeltada. Kas sa arvad, et ta ei tegele sellega praegu juba, kas sa arvad, et ta ei tea, kes need klubid on, kes on ühes või teises leeris või kindlalt? No ma ei tea, mida ta teab või ei tea. No ma arvan, et ta on nii palju suhelnud inimestega, et neil on see pilt nagu päris hästi ees, kes on kus üldiselt. Aga siia jääb see muutuja endiselt see, et nad praegu võivad kõik igasuguseid asju öelda ja lubada. Selles suhtes see põnevus jääbki lõpuni tegelikult. See hetk, kus seal kirjutatakse sinna sedelile see nimi. Et ma arvan, et seal võib, päris palju võib mõlemad pidi minna, et võib-olla mingid, kes alguses on Klaavanit toetanud, tegelikult näiteks selle 3 kuu jooksul saavad aru, et võib-olla nende meelest ikkagi see praegune režiim on õigem, hääletavad niipidi ja ma arvan, et on ka teistpidi, kes võib-olla nii-öelda omavalitsuses vestluses ütlevad, et Aivar, jah, me oleme sinu taga, aga tegelikult need selja taga panevad salajale Klaavani. Jah, aga nagu sa ütlesid ise, et sa tead ise juba mõnda organisatsiooni, kus arutatakse ka väiksemas nii-öelda oma ringkonnas või oma selles organisatsioonis, et ütleme, ma ei tea, suuremad klubid, kas kaasatakse, ma ei tea, lapsevanemaid, noortetreenereid, ma olen ka kuulnud, et klubijuhid on saatnud laiali siukse küsimustiku või meili, et küsida, et milline teie nägemus on, mis mõtted on, kuidas tunnete ja siis selle põhjalt tehakse nii-öelda ühine otsus, et ma arvan, selliseid klubisid on küll ja veel, kes niimoodi talitavad. Et neid, ütleme, seal need, kui seda nimekirja vaadata, siis seal osades klubides on ju 0 harrastajat või osades liikmetes, kellel on hääleõigus, on 0 harrastajat, 0 treenerit, 1 juhatuse liige. Siukseid on ju ka seal. Seal ei ole midagi arutada, seal räägid selle konkreetselt selle ühe juhatuse liikmega ja et ma aitan sul mõned harrastajad saada. Teeme sellest 0-st mõne natuke rohkem. No näiteks. Treener ka. Naiste hooaeg kuulutati avanuks eile. Mängiti superkarikas Portlandil. Täpselt sama tulemusega see lõppes nagu eelmisel aastal, täpselt samade naiskondade osavõtul, ehk siis FC Flora 5, Saku Sporting 0.
ma ei tea, Kris, oli seal midagi nagu üllatavat või šokeerivat selle mängu juures või tegelikult nagu põnevus oli ju tavapärasest oluliselt suurem, sest mõlemad võistkonnad on ju omajagu muutunud, mõlemal võistkonnal uued treenerid ja nii edasi, et tegelikult ootusärevus oli nagu natuke suurem kui tavapärase hooajal võib-olla, aga läks ikka nii nagu karta oli võib-olla mingis mõttes. Pigem küll, jah. Ja Flora, ma arvan, et on jäänud kahe hooaja vahel nõrgemaks. No kindlasti neil on olulisi mängeid ära läinud lihtsalt. Noored tulevad peale ja kõik need jutud, aga suures plaanis see naiste meistriliiga hooaeg, mulle tundub, et need lähimad jälitajad, kes viimastel aastatel on, nemad ei ole teinud siis seda olulist sammu nagu mingi hetk Sporting ise tegi mõned aastad tagasi, eks ju, Jan Arendi käel seal oli väga kogenud mängijaid, koondislasi ja paljud neist on praeguseks lõpetanud. Teised ei ole teinud seda sammu edasi, et Florale lähedale saada. Ja nad ise Florakad küll nad ei taha seda välja öelda või nad räägivad teistmoodi, et juba tasavägine hooaeg ja nii edasi, aga praegu kõik märgid viitavad. Ei näe kedagi, kes suudaks vastu hakata. Selles mängus esimene värav oli päris omapärane, et naiste hooaeg algas siis sellise päris korraliku äpardusega, kuidas lihtsalt väravaht lasi siis söödu jala alt läbi, tagasi söödu ja läks siis pall väravasse, et sa ise tõid välja Unai Simonlikult, eks ju, nagu seal 2020 või 2021 EM-il, eks ju. Ma ise vaatasin korra selle peale selle Simoni olukorra üle ja Simoni puhul oli see, et see löök oli tugev ja ta oli natuke põrkav, eks ju, seda oli nagu raskem vastu võtta. Ta läks jala pealt. Aga selle Ksenia Eurofeev olukorras selles suhtes oli nagu eriti kahju, et seal ei olnud nagu mitte ühtegi pehmendavat asjaolu ka. Et see pall veeres rahulikult, sul ei olnud see, et sul oleks viimasel hetkel mingisuguse põrke võtnud, hüpanud üle päka, mida iganes, et seal lihtsalt veerepall, rahulik veerepall ja lihtsalt paned jala liiga kõrgele. Kõige ehedamas mõttes tehnika vedas alt. Ikka juhtub. Ei mõtlen, ikka juhtub muidugi, aga lihtsalt kui see juhtub nagu hooaja kõige esimeses mängus, naiste hooaja kõige esimene värav, siis see jääb meelde või on natuke suurema kaaluga võib-olla kui kuskil mujal. Midagi veel? Palju õnne Florale. Jah, 9 superkarika võidu puhul. Et poleks need 1 aasta Kalevile seda kaotanud 2021, siis oleks vist 8 tükki järjest. 7. 8 järjest, siis nad oleks ühe juurde saanud. Jah. Räägime sellest rahade kogumisest ja räägime. Jah, sa tõid ühe teema veel mängu tegelikult. Ma tõin, et võiks, et see on kuidagi siin ei ole seda nagu kajastatud, aga linna pealt ma ka kuulsin kunagi mõned juba kas nädala jagu või paari nädala jagu aega tagasi, et Tallinna Kalev siin võtab ka riigilt malli ja kehtestas maksu. Maksufestival. Maksufestival on ka jalkaklubidesse jõudnud. Et kui me siin riigi tasandil kõik me maksime automaksu. Sa maksid või? Ei. Sul on ju auto ja load. Mitu tükki? See ei tähenda, et ma peaks seda maksu maksma. Mis mõttes? Las ta jääb. Auto arvel ei ole. Kas siin on, miks see las jääb? Kõik meie maksame automaksu, sina maksid? Mina maksin. Kristil maksid naine või? Mis värk siis sul oli? Ma ei ole maksnud. Kas sinu nimel ei ole autot? Las ta jääb. Kas me jõudsime kuidagi? Midagi on. Ei mõtle, kui auto arvel ei ole, on ju ametlikult. Mine mu jutuga edasi. Ja siis tilkus ka minuni info, et Tallinna Kalev siis ka kehtestas mingisuguse maksu, mis ajas ikkagi lapsevanemad tagajalgadele kesklinna kandis. Kogukonna maksu siis, jah? Oli vist niimoodi oli seda sõnastatud küll, jah, et kogukonna maks, ühekordne makse. Suurused seal 100 kuni 160. Oli vist 2 korda nädalas 100 eurot ja rohkem 160 eurot. Ühekordne maks ja siis hakkab aastast 2025 pihta. Ja kui
ma ei tea, te teate ilmselt täpsemini, et Tallinna Kalevil on äkki umbes 1000 last. Päris palju on neil, jah. Üks suurimaid klubisid Eestis. Noh, siis lihtne matemaatika ütleb, et circa 150 000 loodeti nipsust saada tõusnud kulude katteks. Aga nüüd viimase info kohaselt, mis siin vahetult enne saadet minuni jõudis, on see, et Tallinna Kalev ikkagi kogu selle tormi peale saatis uued meilid laiali, et see maks ikkagi nüüd jääb ära ja ei tea, kas seal ei kujuta ette, kas seal pandi millegiga mööda või mis, et see on üks selle klubi lapsevanemast liige käis nagu väga huvitava teooria välja selle peale, et kas seda oleks võinud ju ette näha, et kui sa lähed küsima lapsevanemalt raha. See ei olnud ju küsimine või selline palumine, vaid see oli ju, ma saan aru, ikkagi see oli kohustus. Asi, et nüüd on niimoodi, et 2 kuu jooksul olgu olla raha. Jah, et maksetähtaeg tuleb paar kuud ja iga aasta hakatakse seda koguma. Loodeti sellega siis katta mingisugused, ma ei tea, kas hallikulusid, pluss muidugi maamaks on tõusnud, käibemaks on tõusnud, riik võttis treenerite toetusest 5% päris ootamatult maha. See kõik paneb jalgpalliklubid vähe keerulisemasse olukorda, aga siin ikkagi on vaja mõelda, et kas või, ma ei tea, isegi kui sul 10% nendest lapsevanematest saadab su kuu peale selle peale, et ei maksa seda lahkub antud klubist, siis hoobist sa ju kaotad kuumaksude näol, kui mitte suurema, siis sama palju kaotad, et see on niisugune nokk kinni sama lahti olukord, aga tänaseks päevaks vist on olukord siis selline, et Kalev on loobunud selle maksu kogumisest ja tuleb leida mujalt kate. Tuleb leida, eks muidugi halli pidamine on kallis ja nagu kõik need muud põhjused, mis siin loetletud sai, siis peavad kuidagi teistmoodi selle augu katma, et ei ole siin lihtne, aga eks mingid lahendusi nagu üritatakse leida ja ma ei tea, kas see nüüd on kõige õigem või pigem kui mina nüüd paneks ennast lapsevanema rolli, siis oleks kuri. Ma oleks ka kuri, jah. Ma oleks ka kuri. Nagu sa vihjasid ka, siis see tagasiside ju tegelikult tagasiside oli katastroofiline, aga sellepärast, et tänasel päeval lapsevanem maksab kinni maksab jalgpallitrennis käiva lapse kuumaksu, mis siin erinevates klubides, ütleme pealinnas on siin 100 eurot pluss, sealkandis, 100 eurokandis, pluss võistlusreisid eraldi, pluss eratrennid, pluss varustuse eest. Ehk siis kõik asjad maksab lapsevanem kinni. Meistrivõistlustel osalevad laste buss vist on klubi kanda üldjuhul. Bussisõit, selles mõttes, et on U14 vanuseklassil on mäng Paides. Lõpuks see raha ju tuleb sellest liikmemaksust. Ilmselt küll, jah, aga et niigi, et lapsevanem maksab, ma julgen väita, et maksab ogaraks ennast juba tänasel päeval nende maksudega, siis ma oleks ka kuri, kui siuke asi oleks. Lihtsalt mul endal tekkis nagu esimene küsimus tekkis selles mõttes, et miks seda ei huvitav ei tehtud, nagu lihtsalt ei tõstetud, ma ei tea, 10 euro võrra siis seda liikme või kuutasu, eks ju. Mis annaks nagu aastalõikes kokkuvõttes sama välja, et ma ei tea, kas... Ja mis oleks ka sõbralikum sellele lapsevanemale, kes kas ma käin nüüd, sellepärast automaks tuli ka ju. Automaks tuli ka alles. Kui siin siin oli just see tulumaksu tagasisaamise aeg ka või selle tuludeklaratsiooni tegemine mul ka. Üks tuttav ütles, et vaatasid palju selle lapse mingisuguse tenniserenni peal läheb, et mõtled, iga kuu läheb mingi summa ja siis vaatad seda, nagu mis sul aastas on läinud. Ematab korra ära. Mõtle, kui see peaks... Me räägime ühest lapsest. Antud juhul me läksime 2, aga... kui sul on 3, palju kulud on? Et aga kui sa mõtled niimoodi, et kui sa selle peaks nagu aastas nagu niimoodi ühe maksena tasuma, siis see on ikka võtab hinge kinni. Muidugi võtab ja ongi, et üks laps, 9 lapsega, kui mul käib Tallinna Kalevis näiteks 2 või ma ei tea, kas 3. Seal on võib-olla
tavaliselt mingid soodustused ka, eks, kui sul mingi kuumaksu näol kindlasti, ma tean, et Levadias on äkki mingist hetkest on isegi kuumaksu vabastus või see ei ole kuumaks või kuidas nad nimetavad, liikmemaks. Väga palju lapsi seal käib. Jah, et siis kuskilt mingist hetkest kolmas laps on tasuta või teine on -50%. Teise lapse kuumaks on -50% ja kolmas on siis tasuta või kuidagi niimoodi. Ei ole ju, ütleme, keskmine Eesti pere, 3 last lähevad näiteks jalgpallitrenni. Sul on kodulaen, auto. Siis on 3 sotti, on juba kuumaks jalgpallitrennis käimisest ja need lapsed treenivad 2 kuni ütleme 4-5 korda nädalas. Aga ma mõtlen, kui see oleks poliitikast läinud ju pikemalt läbi, see Isamaa plaan oli vist see 3. lapse toetus, mis oli mingi 7 sotti oleks tulnud või? Paadki selle peale. Aga muud kulud on ka, kõik tõusevad kogu aeg ja nii edasi. Tõusevad jah, aga ma oleksin ise, loomulikult ma oleks ka närvis, aga tänasel päeval on ikkagi olukord, et lugege mu huultelt, maksud ei tõuse. Kogukonnamaks ka ei tõusnud. Ja seal oli veel üks argument oli see, et okei, kogukond ja värgid, aga lapsevanemad natuke nurisid selle üle ka, et tegelikult ei ole Tallinna Kalev seda kogukonna üritusi ka ülemäära palju teinud, et oleksid seal esindusmeeskonna mängijad käinud kuskil või sellist, et esindusmeeskonna mängijad on ise ka võib-olla siin maksavad neid Ei, liikmetasusid nemad olid vabastatud. vanuses. Seda kogukonna värki, seda võiks üldse tegelikult Eesti jalgpallis rohkem olla. Et mitte ainult Tallinna Kalevi puhul, et teistes klubides ka. See tundub aeg-ajalt ette, aga see on ka niimoodi, et vaatad, tore, et tehakse, aga siis läbi alla meelest ära ja siis mõtled, et rohkem võiks olla. Või see lihtsalt ei jõua võib-olla meie. Ma mõtlengi, et ma ei julge kaasa rääkida, et klubis sees ise kuskil ju ei ole. Jah, sellepärast, et ütleme, kui ma nüüd vaatan enda karjäärile, siis kõige pikemad aastad nii Floras kui Levadias ja mõlemas klubis ikkagi, ütleme küll väikeste jõnksudega, aga meil olid sellised, ma ei tea, kas Floras nimetati patroonide nädalaks või midagi sükest, kus oligi, meil vist aasta lõikes anti 1 punt 2 mängijale, laste punt, kus siis, ma ei tea, paar korda aastas käisid esindusmeeskonna mängijad. Paar korda aastas. Oligi paar korda aastas. Minu arust lõpuks ta kukkus välja paar korda aastas, aga võib-olla seal selles esialgses plaanis oli ette nähtud mingisugune tihedam graafik, aga käisime esindusmeeskonna, laste trennis, viisime trenni läbi, kas või sellised asjad. Ja Levadias oli see samamoodi, kus välja neid asju organiseeris ja need olid, muidugi, jällegi, see jalgpallurina, see on tüütu. Aga sellel hetkel, kui sa lähed seda tegema ja sa astud sinna treeningväljakule, näed neid lapsi, kes vaatavad siukeste säravate silmadega sind. Ja lisaks selline, et küsivad, kus Klaavan on, ükskõik kus klubis sa käid. On see tegelikult väga tänuväärt ja äge asi, mida teha, et kas või selliseidki asju rohkem teha. Kus Klaavan on? Klaavan on Inglismaal. Liverpoolis mängib legendide mängu. Mäng sai läbi juba, jah. Ei, lihtsalt. See oli ka siin möödunud nädalal, et Kalevi delegatsioon oli tegelikult seal ju Inglismaal suurem, sest Tottenhami legendide mängus ju Teemu Tainja pani ka seal, tegi mängu. Päris hästi tegi mängu. Isegi vaatasin neid väravaid hiljem üle. Pirlo karistlöök. Jaa, see oli kõva. See oli Tottenhami enda konto oli umbes, et me oleks ebaviisakad, kui me ei jagaks seda, et see värav löödi küll meie vastu, aga vaadake ikka. Ei kui sa võidad mängu, siis eks sa ikka jagada. Aga Tainja seal endis ühe väravsöödu ja ühe niinimetatud okisöödu ka siis. See peale ikkagi putsad jalga siin Eestis ka. Vaadates, kuidas praegu Kalevil on läinud, siis võib-olla Kalev oleks võinud Tainja ka ära registreerida mängijana. Nii. Olgu, lõpetame nüüd siis selle saate ära, pikk ette ise järele, episood 315 oli teie ees, kohtume juba järgmisel nädalal ja siis vaatame, kuidas selle kuulsa Moldova mänguga siis läks. 2-0. 2-0, 1-0. Mäng on õhtul kell 7. Jah, olgu nii, kõik head.